Oleme taas kord Audentese spordihoones, kus siis G4S noorteliiga meeskonnal on täna maha pidada oma viimane selle hooaja Alexela korvpalli meistriliiga põhiturniiri mäng ja neile külla sõitnud siis ülikooli meeskond Tallinna Tehnikaülikool, kellega korra sel hooajal on juba kohtutud, kui päris hooaja alguses 5. oktoobril mängiti Tallinna Tehnikaülikoolis ja seal siis TTÜ numbritega 83-75 selle võidu võttis. Võib-olla numbrid selle võidu suurust nii väga ei näita, kui enne viimast veerandit sealses kohtumises oli see vahe juba 20 punkti ja viimase veerandajaga noored selle siis 8 vähendasid. Igatahes G4S noorteliigalt siis täna viimane võimalus sel hooajal võiduarve avada, kuna siis hetkel turniiritabelis 0 võitu, 30 kaotust, olgu siis öeldud, et G4S noorteliiga on sel hooajal kõikide meeskondadega 2 korda kohtunud ja iga kaotus siis on läinud kirja 2-kordselt, nii et 15 mängu on mängitud, need kõik on kaotatud ja vastavalt siis turniiritabelis selle võrra topelt kaotusi kirjas. Ja TTÜ meeskond siis hetkel turniiritabelis 4. kohal, mis hetkeseisuga viiks nad play-offis kokku siis 5. kohal paikneva Pärnuga. Nii suure tõenäosusega ka läheb. Hetkel TTÜ-l siis turniiritabelis 14 võitu ja 13 kaotust kirjas on, nii et kolmapäeval siis toimuma saav mäng TTÜ spordihoones, kus TTÜ võtab vastu Pärnu Sadama meeskonna, saab ilmselt otsustavaks, kes turniiritabelis põhiturniiri lõpuks lõpetab 4. kohal, kes 5. kohal, ehk siis kes play-offiks saab selle koduväljaku eelise. Mõlemad meeskonnad kindlasti selle järgi sinna mängule lähevad, aga kui rääkida TTÜ ja G4S noorteliiga oktoobrikuusest mängust, siis seal kohtumises olid noored kõige rohkem hädas TTÜ meeskonna ühe liidri Joonas Järvelaineniga. Sellelt mehelt siis korralik partii, 28 punkti, 14 lauapalli, võimutses seal nii punktidega kui lauavõitluses. Rain Koort tegi samuti TTÜ poolelt hea mängu, 16 punkti, 8 lauapalliga. Ja noorteliiga poolelt siis Erik Schmaltz 17 punkti. Mees, kes praegu jälgib oma meeskonna tegemisi tribüünilt, mees siis käis äsja põlveoperatsioonil, päris korraliku vigastuse ta siin koondise mängudes jaanuaris sai ja nüüd selle mehe põlv on terveks tehtud ja loodetavasti siis juba sügisest uuesti platsil ja selle hooaja võib öelda, et G4S noorteliiga liider Taavi Jurkatam selles kohtumises 15 punkti ja 11 lauapalli. G4S noorteliiga siis selle hooaja kõige resultatiivsem mees ongi Taavi Jurkatam, keskmiselt 13,2 punktiga mängus ja see statistikatabelis siis Alexela korvpalli meistriliigas annab 14. koha. Ja Jurkatam ka kõige rohkem minuteid on G4S-i meeskonnas mängimas. See on siis 31,5 numbriks. Minutit on noormees platsil, vahepeal Jurkatam ka jättis siin mitmed mängud vahele, kuna seljavigastus oli noort meest segamas, aga nüüd siis viimastes kohtumistes on Jurkatam taas platsil olnud ja on ka üsna hästi mänginud viimases mängus, kui kaotati siin koduväljakul Pärnule 7. märtsil 69-83, siis Jurkatamelt seal võistkonna resultatiivsemana 15 punkti ja enne seda siis, kui saadi Valgas korralik koslep Lõuna-Eesti meeskonnalt numbritega 108-53, siis seal kohtumises samuti Jurkatam oma võistkonna resultatiivsem 16 punktiga, nii et saame näha, kuhu Taavi Jurkatam järgmisel hooajal mängima suundub. On siin räägitud erinevatest Ameerika ülikoolide variantidest. Eks me ole varsti selles osas kindlasti targemad, kui siin hooaeg on läbi saamas ja meeskondi hakatakse uueks hooajaks komplekteerima. Igatahes võistkonnad on siin soenduselt juba ära tulnud ja peatreenerid on andmas veel viimaseid juhiseid oma meestele, et siis juba saame selle loodetavasti põneva lahinguga siin Audentese spordihoones alata. Nii et G4S noorteliigal siis täna viimane võimalus võiduarve Alexela korvpalli meistriliigas avada. Mängitakse teatavasti kaasa praktiliselt sama meeskonnaga ka Eesti esiliigas. Seal lõpetatakse vahegrupp 6. kohaga ja minnakse siis play-offis veerandfinaalis vastakuti ja alagrupi vahegrupi 3. Selleks saab olema ilmselt Tartu Ülikooli duubel meeskond või siis Paide Viking Window, kes eelmine aasta esiliiga võitis ja praegusel hetkel siis betoonimeistriga on oma vahegrupi viimast mängu pidamas ja 3 punktiga teise veerandaja lõpus on juhtimas, nii et päris see asetus seal esiliigas ka selleks play-offiks veel paigas ei ole,
aga tuleme siia tänase mängu juurde tagasi. TTÜ siis tuleb väljakule koosseisus Sander Viilup, Sten Olmre, Kiu Rakenberg, Nikola Vujovitš ning Toomas Raadik ja eelmise hooajal siis nime kandnud Audentes spordigümnaasium, tänasel päeval G4 noorteliiga, tuleb platsile viisikuga Ron-Arnar Pehka, Tom Kaldre, Mark-Andreas Jaakson on sealt paista, Karl-Joosep Lüüs ning Taavi Jurkatam. Ja tänased kohtunikud oleme teile ka veel võlgu. Peakohtunik väljakul Igor Mitrofanski ja teda siis abistamas väljakul Ranno Konks ning Margus Napp. Aga TTÜ siit kohe hüppepallist esimese rünnakuõiguse endale sai ja otsaudist on siit rünnakut jätkamas. Hakenberg, hästi Raadiku kattekatest mängitakse ja ilma suurema vaevata Raadik sealt 2 punkti ära tõstab ja TTÜ on läinud siis seda kohtumist siin esimeste sekundiga kohe juhtima. Pehka palliga nüüd G4S-i rünnakut üles võtmas. Jurkatame kattest, Jurkatam ei lähe sealt korvi alla, Kaldrega mängitakse kokku, aga TTÜ ainus legionär Nikola Vujovitš, kes siin alles siis tähistas oma 24. sünnipäeva, saab sellele pallile sealt näpud vahele ja noorteliiga mehed kohe ka teevad siin vea, nii et TTÜ taas rünnakule tulemas ja Hakenberg nüüd mängujuhi koha peal, et veidi selline üllatuslik käik. Siin vahelduseks Hakenberg tavaliselt ikkagi seal number 2 positsioonil on mängimas, Olmre. Olmre ka siin vahepeal oli vigastusega hädas, kerge hüppeliigese vigastuse trennis sai, jättis ka mõned mängud vahele, aga nüüd siis TTÜ üks liidritest taas väljakul, Tom Kaldre. Ei võta sealt Hakenbergi kohe ette, tuleb palliga välja ja Pehkale siis mängujuhina see pall tagasi, Pehka kutsub Lüüsi kattesse. Hea väljaaste Toomas Raadikult. Pehka nüüd võtab selle palli kätte, rünnaku aega 7 sekundit, nüüd tuleb hakata viskele minema. Jaakson leiab Pehka väljast, Pehka 3 mööda. Ja kellele see pall siis lõpuks jääb. Ja Tom Kaldre lõpuks saab selle palli kätte ja nüüd Audentes siin kiiresti lahendamas ja Sander Viilup siis TTÜ poolelt teeb endise meeskonnakaaslase Ron-Arnar Pehka vastu seal taktikalise vea ära. Sander Viilup siis eelmine aasta pallis Audentese meeskonnas, lõpetas kevadel gümnaasiumi ja suvel siis siirdus TTÜ-sse nii ülikooli kui siis ka ülikooli meeskonda mängima. Pehka palliga, Jaakson. Lüüs täiesti vaba nüüd korvi all, TTÜ meestel läksid seal konspektid sassi ja Lüüs tõstab sealt keskpositsiooni sisse ning viigistab mänguseisu. Olmre kiire 3 nüüd teiselt poolt, see läheb mööda. Vujovitš läheb väga hästi ründelauda ja tundub, et sealt Lüüsile lauavõitluse olukorras läheb ka see isiklik viga kirja. Ja TTÜ siis palli mängu panemas, Hakenberg keskpositsiooni vise jääb täiesti vabaks ja Kiu Rakenberg ka aastaid siin Eesti liigas mänginud, sealt seda võimalust kasutamata ei jäta. Jurkatam, Pehka, pall nüüd hästi liigub noorteliigal, aga nüüd on vaja kedagi, kes seda teravust ka sealt tagant vähe teeks. Jurkatam nüüd nulli otsas palliga. Ei vaata sealt korvi, mängib Kaldrega kattest. Kaldre võtab Hakenbergi ette, Hakenberg tundub, et sai sealt näpud vahele ja TTÜ nüüd kiiresti rünnakule siit jälle omakorda on tulemas. Hakenberg üritab sealt leida Raadikut. Jurkatam saab sealt jala vahele ja jääb pall siis ülikooli meeskonnale. Olmre üritas sealt leida Vujovitši, aga veidi läbinähtav see sööt oli, õnnega pooleks maandus see pall võistkonna kapteni Hakenbergi kätte ja Hakenberg sealt vasaku käega taas punkti TTÜ-le juurde toob. Pehka. Jaakson. Ei leia häid lahendusi praegu noorteliiga meeskond. Kuidagi ümmarguseks on see mäng seal rünnakul jäänud, et peaks olema rohkem neid mehi, kes seda korvi nüüd sealt ründama hakkavad. Pehka palliga raske 3 ja Raadik on lauas. Ja nüüd noorteliiga saab selle palli kätte. Ja kas Taavi Jurkatam siit nüüd võtab Hakenbergi vastu ette? Ei, oleks võinud võib-olla sealt pikkuse ülekaalu kasutada. Otsustab sööta teisele äärele Pehkale. Sööt on ebatäpne ja siit pallikaotus noorte meeskonnale kirja läheb. Hakenberg nüüd taas mängujuhi positsioonile jäänud. Raadik palliga. Viilup. Ja Vujovitšile tehti nüüd see nii-öelda Kalevi vana 1 ära. Lihtsalt korvi sealt küll ei saadud, aga vea saavad noorteliiga meeskonnalt kätte ja see tähendab siis otsaudi sisseviset.
Olmre, Jurkata on tema peale jäänud, kutsub Vujovitši kattesse. Lüüs astub seal välja, teiselt äärelt täiesti vaba Viilup, kolmene teele ja Viilup paneb selle esimese kolmese täna ära. Viilupil ka kindlasti siin üht-teist on võib-olla omadele ja Indrek Visnapuule tõestada. Ei saanud Viilup võib-olla ülemäära palju eelmine hooaeg Audentese meeskonnas mängida. Pigem piirdus esiliiga mängudega, nii et kindlasti Viilup ka täna tahtmist täis tõestada. Jaakson palliga. Pehka, kas võtab sealt Raadiku nüüd ette, seal on ebavõrdne vahetus, aga Raadik on hästi nüüd liigub Pehkaga kaasa, aga peakohtunik Jegor Mitrofanski näeb siin siiski Raadikul viga ja Ron-Arnar Pehka siis saab minna vabaviskejoonele. Pehka kindlasti sel hooajal üks oma meeskonna liidritest on olnud, keskmiselt 25 minutit platsil viibinud, põhimängujuht selge G4 noorteliigal ja keskmiselt siis veel 10,9 punkti ja 2,4 resultatiivset söötu sellelt noorelt G4 noorteliiga mängujuhilt. Esimene vabaviske läheb mööda, sel hooajal enne tänast siis 76,2 on selle mehe vabaviske protsent, see paneb Pehka ära, ise raputab veel pead. Aga tuleb hakata kohe siin kaitses töötama kõvasti. Viilup nüüd palliga ja Pehka seal head survet on andmas. Akenberg tuleb pallile vastu. Viilup taas palliga, Vujovitš küsib nüüd Jurkatamäe vastu, seal võiks olla jõu ülekaal. Ja hästi Nikola Vujovitš nüüd seal pani kehaga kerge vopsu Jurkatamäele ja mängis ennast sellega ilusti viskele ja sealt 2 punkti ära, aga nüüd Raadik magab maha ja Jurkatam võtab ta kohe kiirusega ette ja lahendab siit ilusti 2+1 rünnaku. Nii et nüüd selline esimene terav minek ka G4 noorteliiga selle hooaja liidrilt Taavi Jurkatamäelt. Ja saab siit ühe vabaviske ka veel kasutada. Ja paneb Jurkatam ka selle ära, nii et esimesed punktid ka Taavi Jurkatamel kirjas, kui tablool näitavad siis numbrid 11-6 TTÜ meeskonna poolelt vaadatuna. Ja TTÜ ka vahetab väljakule Rain Koort, kes siis eelmises nende meeskondade omavahelises mängus tegi väga korraliku esituse 5. oktoobril 16 punkti, 8 lauapalli ja täna siis ka Rain üsna varakult saab nii-öelda peale platsile ja saame näha, kas õnnestub täna sama hästi kui tookord. Ja Toomas Raadik siis TTÜ poolelt sai puhkama. Ja vahetas ka G4 noorteliiga väljakule Carlos Jürgens ja Jaakson siis sai pingile puhkama minna. Jürgens ka kindlasti sel hooajal olnud üks G4-i liidritest, keskmiselt 27 minutit väljakul, 9,8 punkti, nii et võib-olla isegi veidi üllatuslik, et Jürgens siit põhikoosseisust täna välja jäeti, aga nüüd igatahes mees on platsil, aga Nikola Vujovitš samal ajal korvi all juba kõvasti lüüsi vastu müttab ja võtab sealt taas vea välja ja kuna G4-il on vead täis, siis see viib Vujovitši vabaviskejoonele. Mees, kes ka siis veidi pärast hooaja algust TTÜ-sse maabus seoses sellega, et Gregor Hermet, kes pidi tegelikult hooaega alustama TTÜ korvpalliklubis, siirdus Hispaania esiliiga meeskonda ja ka Kristjan Kitsing siis alustas hooaega Argentiina kõrgliigas, nüüd siis mängimas Taani võistkonnas Bakken Bears ja seetõttu oli siis vaja Rait Käbinil korvi alla tugevdust ja leiti selline huvitava patsiga mees Nikola Vujovitš Serbiast, 24-aastane, 20 pikki ja on läinud siin hooaja edenedes aina paremasse hoogu, veidi võib-olla need esitused on ebastabiilsed, aga kindlasti vajalik mees TTÜ korvi all tema ülikooli meeskonna on ja paneb mõlemad vabavisked ka ära, nii et TTÜ eduseis siis nüüd 7-punktiliseks kasvanud. Pehka palliga Jürgensil on hea kaugvise, võtab sealt Koorti nüüd kohe ette. Hästi on Koort seal nüüd vastas, nüüd Soodla ka vahepeal väljakule tulnud Karl-Joosep Lüüsi asemel. Üsna huvitav põhiviisiks tänases mängus Indrek Visnapul oli, Soodla ka siin ikkagi selge põhiviisiku mees on läbi hooaja olnud. Keskmiselt 29 minutit lausa Soodla noorteliiga meeskonna eest mänginud ja ka selline üsna regulaarne kaksikduubli mees ta on. 11,7 punkti ja 7,8 lauapalli on statistikas kirjas, kui nüüd Jurkatan paneb taas kolmes ära ja vähendab siis taas kord G4-i kaotusseisu. Olmre palliga, Tom Kaldre ka vahepeal mängu sekkunud. Vujovitš. Ja tundub, et puhtalt sealt Jürgens saab käed vahele, aga Olmrele jääb siiski see pall ja võtab sealt kohe ka keskpositsiooni viske, see läheb mööda. Ja Pehka nüüd omakorda lauas, tulevad kiiresti nüüd noorteliiga mehed ja väga hea sööt nüüd Jürgensilt sinna. Olgugi, et seal oli 2 TTÜ meest juures, aga suurepärane sööt sinna Soodlale hoo peale ja selge viga
TTÜ mängijatele ja Soodla saab siis minna vabaviskeid proovima, sel hooajal väga hästi noormees tabanud, joonelt ei ole. Suure visete arvu juures 55,7% enne tänast, 79-st 44, nii et on Soodlal olnud probleeme nende vabavisetega praegu siis lauapõrkest. Aga kõik, mis sisse läheb, loeb, nii et esimene vise igati tabav. Ja Soodla siis proovis, tundub, et ka teise lauapõrkest panna. See läheb mööda ja lauavõitluse olukorras suudavad ikkagi noored palli endale jätta. Nii et 13-10 numbrit tablool, TTÜ on seda kohtumist juhtimas, aga noored on praegu igati mängus sees ja saame näha, kas siit võib-olla tuleb täna üllatus ja Geenilis noorteliiga võtab oma Alexela korvpalli meistriliiga põhiturniiri viimases mängus esimese võidu. Igatahes Hakenberg juba ründab korvi, paneb mööda, aga Vujovic sealt üritab seda palli sisse hüpitada, läheb mööda. Ja nüüd Sten Olmre veidi lahustab, 10 sekundit rünnata, Soodla nüüd tema vastas. Tahab viske ja päris hästi tegelikult Soodla sai sealt käe peale, Indrek Visnapuu ja Rauno Pehka. Geenil Essi pingil ei ole muidugi selle olukorraga siin praegu absoluutselt rahul. Aga Sten Olmre igatahes on vabaviskejoonele nüüd minemas. Mees, kes ka on sel hooajal TTÜ rünnakuraskust peamiselt koos Joonas Järvelaineniga vedanud, keskmiselt siis Eesti liigas Olmrel kirjas 17,5 punkti. See annab resultatiivsustabelis 3. koha, eestlastest siis see mees meie liigas parim. Lisaks ka võistkonna parim sööduandja 4,2 resultatiivse sööduga, see samuti Alexela korvpallimeistriliiga söötjate edetabelis 3. tulemus ja mängib Eesti liigas ka keskmiselt kõige rohkem minuteid Sten Olmre, 33 on siis see number. Kui me jätame Rakverest lahkunud Justin Bakeri sellest edetabelist välja. Igatahes ja selge üks TTÜ meeskonna liidritest Olmre on. Eelmisel hooajal siis PC Kalev Cramos pallis ja sel hooajal lootis ja soovis veidi rohkem mänguaega saada ja tuli siis TTÜ-sse ja igati on see otsus, ma julgeks öelda, ennast ka õigustanud. Aga Sander Saare vahepeal siis mängujuhi koha peale TTÜ meeskonnas, Sander Viilup sai puhkama ja Olmrel nüüd siin käed hästi vahel, Kaldre eksib sööduga ja TTÜ nüüd kiiresse tulemas, Vujovic ei hakka sealt kohe tegema, leiab Saare väljast, pall nüüd liigub hästi seal TTÜ-l, Koort palliga nurgas ja kas võtab selges nüüd sealt Pehka ette, seal peaks olema pikkus ja jõu ülekaal. Aga Vujovic puterdab selle palli sealt ära, Jurkatamel on käed vahel ja nüüd omakorda siis noorteliiga saab kiiresti üle tulla. Kaldre nurgast. Tegu siis Sven Kaldre noorema vennaga, ka hea viskekäsi Tom Kaldrel on, aga sealt otsustas siis praegu viskamata jätta. Nüüd Olmre taas rahustab veidi TTÜ rünnakut. Koortiga käest kätte, nüüd Vujovici katekates seal mängitakse. Vujovic on jäänud Pehkaga, sinna seda palli ei leita. 10 sekundit rünnata, aga Jürgens võtab nüüd puhtalt Hakenbergilt selle palli sealt ära. Ja noorteliiga nüüd siin lahendamas, Jurkatam eksib ja Rain Koort lauas. Sander Saare ka siis äsja väljakule tulnud oli sel hooajal. Põlvega palju sellel mehel probleeme. Juba enne hooaja algust tegelikult need probleemid olid, käis siin jõulude paiku operatsioonil. Ja nüüd siis Sander Saare on siin vahelduvate tagasilöökidega üritanud ikkagi väljakule tagasi tulla ja viimasel ajal see põlv ei ole enam nii palju muret teinud ja on saanud korralikult treenida ja mängida, nii et kindlasti ka vajalik mees sinna tagaliini TTÜ meeskonnale tema on. Ja play-offides kindlasti tema kogemust vaja läheb, aga siit 7-minutilise mängu järel võetakse esimene time-out ja teeme väikse pausi ka meie. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Selge sihi seadnud õppejõud, rohked praktikavõimalused, kaastudengid kogu maailmast, tänapäevased, kuid tulevikku vaatavad erialad.
niisiis Plaan A ja Tallinna Ülikool. Tagasi pildiga Audentse spordihoones, kus siis G4S noorteliiga meeskond on oma selle hooaja viimast Alexela korvpalli meistriliiga põhiturniiri mängu mängimas. Vastaseks neil siis täna TTÜ korvpallimeeskond ja G4S noorteliiga siis hetkel 0 võidu 30 kaotusega turniiritabelis viimasel 9. kohal on ja üks meeskond siin Alexela korvpalli meistriliigas play-offist välja jääb. Tänavu on selleks siis G4S noorteliiga ja kindlasti noored mehed tahavad oma selle hooaja viimase mängu siin meistriliigas hästi lõpetada. Ja siit Madis Soodla vabaviskejoonet ka 2 punkti juurde toob ja TTÜ siis veel kord vahetab. Reni Alvin Kuimet number 22 ka väljakule tulnud, samuti see mees siis hüppeliigese vigastusega siin pikalt maadlemas oli. Aga nüüd siis on oma asjad korda saanud ja tagasi väljakul. TTÜ ei leia nüüd kõige paremaid lahendusi rünnakul ja 8 sekundit näitab rünnaku aja tabloo, nii et siin tuleb vaikselt hakata sättima ennast juba viskele. Olmre, see võiks nüüd olla see mees, kes seda rünnakut otsustama hakkab, ei leiab ikkagi Saare. Ja Saare teab sealt rehnilist praaki jooksu ja pall läheb üle siis noorteliiga meeskonnale. Väiksest frustratsioonist viskab selle palli ka veel eemale ja kohtunikud seal veidi Saaret on korrale kutsumas. Pallikaotused siis hetkel 4-3 TTÜ poolt vaadatuna. Nii et üsna palju juba tegelikult siin esimesel veerandajal on tehnilist praaki tehtud. Pehka palliga Jurkatame kattest. Jurkatam, Jürgens. Ja seal teises nurgas tegelikult Shane oli juba ammu vaba ka mees siis äsja väljakule tulnud. Nii et mõlemad treenerid on siin esimesel veerandajal kõvasti vahetanud ja palju mehi kasutanud. Indrek Visnapuu siis hetkel juba 8 mängijat kasutanud ja sama teinud siis ka Rait Käbin TTÜ pingil. Ja taaskord viga TTÜ meestele, kuna võistkondlikud vead on täis, siis Ron-Arnar Pehka saab minna vabaviskejoonele. Esimese paneb külma närviga ära. Ja kui peaks tabama ka teine vise, siis TTÜ vaid 1 punkti kaugusele tulnud Tehnikaülikooli meeskonnast. Just nii lähebki ja igati pingeliselt on see kohtumine siin Audentses alanud. Kuimet palliga. Skoort tuleb nüüd ise selle palliga üle. Ja on selle peaaegu juba kaotamas, jääb siiski palli peremeheks Saare palliga. Ja üsna selline korralagedus on seal TTÜ-l praegu rünnakul toimumas. Ei ole sellist selget mängujoonist, eks selline veidi eksperimentaalne koosseis ka väljakul on. Koort palliga taas vähe rünnata jäänud 5 sekundit. Kas Olbre võtab nüüd enda peale selle rünnaku? Ja läheb sealt jõuga läbi ja Soodla on sunnitud ikkagi sealt vea tegema, nii et TTÜ liider selle rünnaku päästab ja siit ennast vabaviskejoonele ka mängib. Rain Koort siis tundub, et veidi tegi ka seal jalal nüüd liiga ja tema asemel siis võistkonna kapten Kiur Akkenberg väljakule ka mees, kelle rolli tänavusel hooajal ei saa kindlasti alahinnata, ei ole temast võib-olla nii palju räägitud, kui on siin Olmrest ja Järvelainenist räägitud, aga nemad koos Toomas Raadikuga ka kindlasti seda TTÜ rünnaku vankrit on vedamas ja meenub, et Akkenberg on siin mitmes mängus sel hooajal oma kaugvisetega TTÜ-ga 4. veerandil päästnud, nii et kindlasti ka Akkenberg ülimalt vajalik mängija TTÜ jaoks on. Jürgens, Soodla, Shane. Aga Shane nüüd ei võta seda teed sinna korvi alla ette. 5 sekundit rünnata, nüüd Jurkatan peab sealt hakkama korraldama. Kuivet on tal hästi vastas ja võtab selle laupalli ka lõpuks maha. Ja Olmre siis taas palliga toimetamas. Soodla taas tema vastu jäänud. Ja võtab sealt sellist päris raske viske ette. See läheb mööda, aga Toomas Raadik on kõige kõrgemal lauas. Küsib seal kohe Jurkatamme vastu. Saare taga leiab. Kuimet, Akkenberg. Ja Akkenberg paneb selle 3 ära. Mees, kes on siin juba ligi 10 hooaega Eesti korvpalli meistriliigas mänginud. Alustas siis mängijakarjääri Pärnu meeskonnas. Sealt liikus edasi Kalle Klandarfi juurde Tallinna Kalevisse ja siin viimased 5 hooaega vähemalt julgeks öelda esindanud siis TTÜ värve. Jurkatam eksib ja Raadik lauas. Saare nüüd vähe kiiremini selle palliga on üle tulemas, kui viimane minut on sellest esimesest veerandajast käima läinud. Raadik tegi viimases Rakverega peetud mängus, kui TTÜ võõrsil võttis 18-punktilise võidu, siis Raadik seal oma meeskonna resultatiivsem oli. 20 punkti ja 9 lauapalli, nii et Raadik on siin ka vigastustega maadelnud hooaja vältel, aga on ikkagi üha paremasse vormi nüüd play-offide lähenedes jõudnud. Aga Akkenberg teine 3 järjest ja
ja suurendab siis taaskord TTÜ eduseisu 9 punktile, aga Pehka vastab teiselt poolt, kui 20 sekundit on selle esimese veerandaja lõpuni. TTÜ saab nüüd rahulikult lõpuni mängida. Saare palliga, Akkenberg näitab liikumist number 2. Tundub, et Saare siin Raadikuga on kattekatest nüüd selle rünnaku lõpuks mänginud. Akkenberg, kas tuleb ka kolmas kolmene? Ja Kiur Akkenberg on täna kuum, midagi ei ole öelda. 3-3 kolmesed TTÜ meeskonna kaptenilt. Nagu just sai siin räägitud, et Akkenberg on olnud ka TTÜ üks kandvaid liidreid ja on sel hooajal just kolmese tagant otsustavatel hetkedel hästi visanud, siis nüüd Akkenberg lõpetab ka esimese veerandaja 3 punkti viskega. Ja esimene veerandaeg on sellega läbi, numbrid tablool 26-16, 10-punktiline eduseis siis TTÜ meeskonnal. Teeme ka meie siit veel ühe pausi. Chip juhtub. Märulikomöödia. Chips. Maanteepatrull. Kinodes 24. märtsist. Ja oleme taas tagasi siin Audenteses, kus siis esimene veerandaeg on G4S Noorteliiga ja TTÜ vahelises mängus läbi saanud. Selle võitis TTÜ numbritega 26-16 ja kindlasti Indrek Visnapuul selle kaitse osas on just kõige rohkem juttu oma meeskonnale. TTÜ meeskonna pooled siis nende üks liidritest Joonas Järvelainen täna veel mängu ei ole sekkunud. Teadupärast väike käevigastus meest vaevamas on, saame näha, kas Rait Kävin otsustab teda täna kasutada või ikkagi hoida kolmapäevaseks ülioluliseks mänguks juba Pärnu vastu, kus siis suure tõenäosusega see 4.-5. koht ära otsustatakse sel hooajal, kes selle koduväljaku eelise nende meeskondade vahelises play-off-seerias endale saab. Igatahes veidi ka statistikast. Lauavõitlus esimese veerandaja järel TTÜ-le 12-5, ründelauas TTÜ saanud kätte lausa 5 palli, nii et noored peavad nüüd lauas olema veidi hoolikamad. Kiur Akkenberg siis üle välja mees 13 punktiga, 2-4-2, 3-3, nii et Kiur Akkenberg 71% on esimesel veerandajal väljakult visanud. Ja võistkonnad on tulnud siis ka teiseks veerandajaks väljakule. TTÜ koosseisus Saare, Viilup, Akkenberg, Kuimet ja Raadik ja noorteliiga siis omakorda viisikuga Kaldre, Jürgents, Shane, Soodla ja Oliver Suurorg siis täna esimest korda väljakul. Suurorg ka, kes on siin hooaja teises pooles ennast nüüd pildil ilusti mänginud, on aina enam saanud meistriliigas mänguaega, kui nüüd Viilup paneb sealt oma endise koduklubi vastu 2 silma keskpositsiooni viskest kirja ja vahe siis endiselt 10-punktiline. Ja noorteliiga on seal pallikaotsele lähedal. Viilup väga hästi viskub seal pallile põrandale peale, pallikaots siit ka tuleb. Saare tahab selle palli muidugi kohe vastastele tagasi anda, nii ka läheb. Pealt vale sööt Kiur Akkenbergile ja noorteliiga saab siis taas oma rünnakut siit üles võtma hakata. Suurorg palliga ja üsna palju täna Indrek Visnapuu juba praegu on vahetanud, 9. mees siis Oliver Suurorg, kes väljakule siin mängu algfaasis pääseb. Jürgents. Hästi sealt Saare oli abi andmas. Suurorg nüüd palliga hakkab Akkenbergi ette võtma, aga seal veidi tehnilist praaki. Akkenberg selle palli napsab endale. Ja kohe seal Akkenberg ise liikumist üles võtmas. Raadiku kattekatest. Viilup. Kuimet nüüd. Kuimetil on head rünnaku oskused. Ja seekord siis leidis sealt nurgast Saare, kelle vise läheb mööda. Jürgents. Suurorg. Soodlaga nüüd kattekattes seal mängitakse ja Soodla oma sellise leivanumbriga võtab Raadikuga ette. Meeldib seal selge ees korvi all Soodlale seda kiiret pööret sinna otsajoone poole teha. Ja praegu taas väga edukalt seda ka tegi ja võtab siit Raadikult, kui ma õigesti kuulsin, 3. vea välja just nii. Ja saab siis Soodla taas vabaviskejoonelt proovida. Täna Soodla 2 korda on juba vabaviske joonel käinud
4-3 on kirjas ja nüüd siis esimene vise mööda. Nagu öeldud, Soodlal on sel hooajal vabavisetega probleeme olnud ja nüüd ka siis 2-0 siit tuleb. Ja Raadik otsustab ise selle palliga üle tulla, kuna Soodla jääb tas seal veidi maha. Ja nüüd siis omakorda teisele poole, Madis Soodlale. Antakse siit isiklik viga. See on samuti nagu Raadikulgi Soodlale 3. veaks. Ja tundub, et Taavi Jurkatam tõuseb siit ka kohe püsti ja Soodla pingile puhkama võtab. Ka Joonas Schein saab puhkust ja Karl-Joosep Lüüs siis, kes alustas tänast kohtumist põhiviisikust, tuleb väljakule. Saare nüüd palli mängu panemas, ei ole kellegile seda välja sööta, lõpuks leiab Raadiku. Raadiku vastu on Kaldre jäänud, seal peaks olema pikkus ülekaal. Vujovic ka nüüd TTÜ poolelt väljakule tulnud. Akenberg 4-3, see läheb mööda, nii et esimene eksimus siis 3 tagant täna Kiur Akenbergil. Vujovic on ründelauas ja võtab sealt kohe Jurkatamme ette. Jurkatam teeb sealt vea ära, see on Jurkatammele teiseks veaks. Nii et üsna palju on nüüd GNLS-i noored siin vigu teinud. Eks neil muidugi raske on, kuna sellist puhast keskmängijat nende meeskonnas ei ole ja Vujovic ja Raadikuga on seal tükk tegemist, et korvi all hakkama saada. Sama võib tegelikult rääkida mingil määral ka TTÜ kohta, ka neil ei ole tegelikult sellist puhast keskmängijat. Toomas Raadik on ikkagist suures korvpallis selline number 4, kui mitte number 3 ja Nikola Vujovic ka ikkagi oma sellise 95 kehakaalu juures pigem 4 positsiooni peaks mängima. Vujovic nüüd palliga, Saare. Ja Jürgensil on seal hästi näpud vahel, aga pall jääb siiski TTÜ meeskonnale. Ja homme siis lausa 3 kohtumist on Alexela korvpalli meistriliigas mängimisel, nii et kõik korvpallisõbrad homme telerite ja telekate nutiseadmete ette, kuna kell 5 siis telemäng Pärnus, kus Pärnu Sadam võtab vastu Rakvere Tarva Palmse Metalli meeskonna. Haapsalus siis mängimas homme Rapla Avis ning Petse Valga Valka Max ja Moorits ja päeva viimane mäng siis kell 7 taas siin Audentse spordihoones Tallinna Ülikool Kalev vastu võtmas Tartu Ülikooli meeskonda, kes siis alles eile kaotas Leedumaal Pienos Vaikstasile lisaajal ja langes siis ühtlasi nii-öelda Balti liiga võidu konkurentsist välja ja hakkab siis mängima Kalev Cramoga pronksmedali peale. Siit vahepeal ilus rünnak GNLS noorteliigale ja Taavi Jurkatam siis täna teist korda juba 2+1 rünnak. Ja Akenberg võtab siit esimese vea, räägib veel kohtunik Margus Napiga ka üle, ei ole selle otsusega Akenberg küll kuidagi rahul, aga tuleb käsi tõsta ja see viga endale võtta ja vahepeal siis punkte juurde ka GNLS-ile ja numbrid tablool 31-23, TTÜ siis 8 punktiga seda kohtumist juhtimas, kui 7 minutit esimese poole lõpuni. Viilup. Saare nüüd leitakse sealt, mängitakse veidi pikemat rünnakut ja hästi nüüd Kaldre on taas seal vahel ja siit kiirrünnakuga lõpetatakse ja Sander Saare on siin pigem täna olnud selline ebakindel. Saarel see pallikaotus number 2 siis peaks olema. Ei ole võib-olla kõige kindlamalt Saare mängu tulnud, aga eks see selline vigastus ja pikk mängupaus on mehe mängule ka veidi jälje jätnud. Ei ole sellises kõige paremas minekus veel, aga peatreener Rait Käbin kindlasti loodab, et Saare siin oma hoo enne play-offi üles leiab. On ka Saare siin aastaid juba Eesti liigas mänginud ja kindlasti play-offiks selline vajalik käik TTÜ meeskonnale ka oleks. Akenberg nüüd palliga. Raadiku kattest mängitakse, Akenberg läheb sealt läbi, leiab teisest nurgast Viilupi ja Viilup paneb sealt 3 kirja. Nii et Sander Viilupi arvel siis ka nüüd 8 punkti kirjas. Sellega tõuseb Akenbergi järele oma meeskonnast resultatiivsuselt teiseks meheks. Suurorg, Jurkatam. Kaldre nüüd palliga, 10 sekundit rünnata, Lüüs. Ei ole sellist teravust kuidagi sinna korvi poole, nüüd Lüüs võtab ette ja leiab kohe ilusti ka Suurorgu keskpositsioonilt ja ootaks rohkem sellist ettevõtmist noortelt, et teravalt sisse ja küll need viskemomendid ka tekivad ja praegu Suurorg siis kenasti sealt ka selle söödu ära lahendas Olmre palliga. Ja tundub, et Olmrel ka selline võib-olla veidi punktinälg on praegu vaid 4 punkti siis TTÜ liidril kirjas ja praegu selline võib-olla sealt veidi ette valmistamata ja raske vise. Vujovic ja paneb 20 serblane sealt ka oma punktid kirja ja Vujovici arvel nüüd 6 punkti, 3 lauapalli. Kui 5,5 minutit selle esimese poole lõpuni minna on Jürgens palliga. Jürgens on nüüd pikalt platsile jäänud. Jurkatam, Kaldre.
ja seal kohtunik näitab, et Viilupil olid võib-olla käed liiga küljes. Ja Viilup võtab siit ka oma teise vea siis kirja. Ja G4S saab panna Audist palli mängu. Jürgens Lüüs nüüd kattekatest nulli otsast. Leiab sealt Lüüsi, veidi ebatäpne see sööt oli. Lüüs hakkab nüüd Vujovitši ette võtma, aga Vujovitš on seal päris hästi ka seismas. Nii et see üritus vilja ei kanna. Vujovitšil ei ole nüüd kellegile sööta. Paneb sealt jalgadesse Viilupile ja see pallikaotus kirjas on, aga ega siin Vujovitši väga süüdistada ei saa, olgem ausad, et seal ikkagi TTÜ tagumised mehed peavad selle palli serblaselt ära korjama ja ei saa seda sööduliini nii pikaks jätta, et siin pigem läheb praegu kivi tagumiste mängijate kapsaaeda. Kaldre nüüd palli mängu panemas, Lüüs, taas Kaldre palliga, Jurkatam, Pehka vahepeal uuesti mängu tulnud. Lüüsil on hea 3 punkti vise olemas ja Lüüs paneb sealt ka 3 ära. Lüüs näitas siin ka ühes põhiturniiri mängus Kalev Cramoga, kus ta meeskonna resultatiivsemaks tõusis, et viskekäsi on sellel mehel hea ja taas siis kaotusseis selgelt väiksem, 36-30, nii et G4S püsib haarde ulatuses ja ei lase TTÜ meeskonda siin esimesel poolel vähemalt eest ära minna. Ja meie ka kindlasti siin loodame, et see mäng ikkagi püsib pingeline lõpuni. Ja tundub, et siit võetakse televisiooni time-out, kuna 5 minutit juba mängitud ja kumbki treener ei olnud time-outi siin teisel veerandajal võetud. Aga kuna tegu televisiooni time-oudiga on, siis vaatame reklaami. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist tooraine. Tartu millipasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Ja oleme tagasi taas Audenteses. Numbrid tablool siis 36-30 TTÜ-le. 4,5 minutit on selle esimese poole lõpuni. Ja mõlemal võistkonnal siis on täna puudujaid. TTÜ poolelt tsiviilriietuses Ivala Pajumets, kes siis treeningul kergelt hüppeliigest vigastas ja tänast kohtumist kaasa tegemas ei ole, aga teadupärast see vigastus väga tõsine ei ole, nii et Ivalot ka ilmselt on varsti juba väljakule oodata. Joonas Järvelainen täna küll soojenduse kaasa tegi, aga tundub, et ei ole ikkagi mängu sekkumas ja G4S noorteliiga poolelt siis migreeniga on puudu Karl-Robin Jürjens. Ja Erki Kuhile anti siis lihtsalt täna vaba päev, kuna see mängude arv on liiga suureks läinud ja veidi puhkust sellele mehele ja nagu siis ülekande algus sai ka öeldud, Erik Schmaltz siin tribüünilt põlvevigastusega oma meeskonna tegemisi on jälgimas, nii et puudujaid mõlema meeskonna poolelt, aga vahepeal siis TTÜ meeskond sai taas punkte juurde, nii et numbrid tablool 38-30, kui noorteliiga meeskond on taas siit rünnakut üles võtmas. PK eksib lähiviskel, Vujovitš lauas ja Vujovitš nüüd ise pika kõrge põrgatusega üle tulemas, võtab palli kinni ja leiab sealt Sten Olmre. Vujovitšiga kohe ka seal kattekatest on taas mängimas. Suurorg jääb nüüd Vujovitši peale, kas see pall jõuab tee sinna ja Akenberg saadab selle linnukese sinna üles, aga võib öelda, et jäi selle sööduga tegelikult veidi hiljaks, murdosa sekund, aga tundub, et pall jääb siiski TTÜ meeskonnale, kui 8 sekundit on veel seda rünnaku aega järgi, et see rünnak neil ära lahendada. Ja võistkondlikud vead siis 4-3 noorte poolt vaadatuna, nii et TTÜ saab veel ühe taktikalise vea endale lubada. Noorteliigal on vead täis. TTÜ poole pealt Risto Puur, meeskonna mängujuht täna esmakordselt väljakule, siin viimaseks 3 minutiks 43 sekundiks üritatakse nüüd väga osavalt sealt Akenbergile korvi kohale kohe sellest otsaudi söödust anda. Akenberg seda söötu ära ei realiseeri. Ja G4S-i poolt siis noorem Pehka, Ranna-Andre Pehka on mängu sekkunud, kui Jurkatam täiesti vabalt nurgast 3 paneb mööda.
ja noorem Pehka siis, Ranna-Andre Pehka, jah, on ka siin hooaja teises pooles ennast rotatsiooni sisse mänginud, ka kenasti mänguaega saanud ja ka sellise hea viskajana on väljakul silma jäänud. On neid viskeid julgelt võtnud ja ka neid ära pannud. Nüüd Vujovic seal veidi hädas, 2 meest tulid peale, leiab siiski hästi Olmre. Olmre vise läheb mööda, Kuimet on hästi lauas, aga lõpuks see pall siiski GNLS-i mängujuhile Ranna-Andre Pehkale. Puur nüüd tema vastu jäänud, Soodla väljakule tulnud. Jurka Tamm. Pikad mehed nüüd omavahel seal kattekatest mängimas, Soodla tahab nüüd Vujovic ette võtta, taas kasutab seda nii-öelda leivanumbrit kiiresti pöördega korvi alt läbi, aga Vujovic seekord on selleks päris hästi valmis ja paneb selgelt käe sellele viskele peale ja Olmre nüüd näitab enda taset ja poolkiire rünnakuga keskpositsiooni vise on tabav. Ja taas siis vahe jälle veidi suuremaks paisunud, 40-30 numbrit tablool. Kindlasti loodaks nüüd, et GNLS suudab selle poole ja lõpetada kaotusseisuga 10 või vähem, siis on kindlasti teiseks poolejaks veel kõik võimalused olemas. Soodla nüüd taas Vujovici vastu proovimas, aga seekord serblane taas peale jäämas. Akenberg viib kiiresti, tehti nüüd palju üle, Kuimet nurgast 3 ja see läheb mööda, aga noorteliiga nüüd ei jõudnud kõige paremini sinna kaitsesse tagasi. Pehka, Olmre on seal kohe valvel. Antakse sealt viga Olmrele, see on võistkondlik 4, vabaviskeid veel ei järgne. Nii et GNLS paneb siis palli mängu küljejoonelt. Ja Kuimet pingile, Raadik väljakule. Ja mäng saab jätkuda, kui 2 minutit veel esimese poole lõpuni. Pehka, kauge kahene, mööda ja Raadik äsja mängu tulnuna võtab kõrgelt selle lauapalli. Olmre nüüd Vujovitšiga kohe seal kattekatest on toimetamas. Pehkal käsi küljes, Mitrofanski sealt vea annab ja Olmre siis taas saab minna vabaviskejoonele vabaviskeid proovima. Täna 4-4 juba mees on visanud ja selle hooaja protsent, olgu siis ka kõikidele vaatajatele öeldud, 90,2, nii et Olmre on küll see mees, keda ei tasu sinna vabaviskejoonele saata enne tänast vabaviskeid 82-74, nii et suurepärane vabaviskaja Sten Olmre on. Ja küll ma närviliselt neid naelu sinna seina taab ja täna ka siis 6-6 kirjas. Pehka, noorem siis palliga. Ja võtab seal ka võistkonna rünnaku üles. Kutsub 2 pikks. Ja nüüd siis Jurkatan palliga. Kaldre. Ja Kaldre üritab sealt sööduga Jurkatamme leida, aga selgelt ebatäpne see sööt on. Ja pall läheb siis TTÜ-meeste saagiks. Puur seal veidi hädas nüüd, kaotabki selle palli lõpuks. Kaldre sööt taas veidi ebatäpne, Pehka 3-sel läheb mööda, aga palli saab siis lõpuks Toomas Raadik. Ja Indrek Visnapuu komandab Carlos Jürgensi. Vahetusmängijate pingilt püsti ja on siis noor mängumees kohe sekkumas, kui viimane minut on ka üsna pea siin esimesel poolel käima minemas. Akenberg palliga. Vujovic küsib nüüd Pehka vastu, sinna palli ei lähe ja hästi mängitakse nüüd see high-low olukord sealt ära, aga ründaja viga läheb Vujovicile. Hästi nüüd Toomas Raadik luges seda mängu, kuna Nikola Vujovici võeti eest poolt, siis Raadik kohe vabaviskejoonel avanes ja niimoodi tavaliselt seda high-low olukorda, ehk siis kui kaitsev mängija kaitseb ründajat eest poolt, lahendatakse, aga Vujovic seal kasutas võtteid, mis ei ole lubatud ja kohtunik sealt siis ründaja vea serblasele ka andis. Ja viimane minut, see ongi siis käima läinud ja GNLS rünnakul Pehka, Jurkatam, Jürgens, pikemat rünnakut nüüd on noorteliiga mängimas. Hoitakse väga hästi nüüd Jurkatam sealt teiselt äärelt ja paneb taas Jurkatam üsna vabalt selle 3 mööda ja ei ole ka mees ise praegu oma visetega selgelt rahul, kehakeel seda näitab. Jurkatam siis sellegi poolest kõige resultatiivsem hetkel oma meeskonna poolelt on 9 punktiga, aga 3 viga ka siis juba noorel mängumehel, nii et peab olema ettevaatlik. Taas üritatakse seda high-load seal lahendada TTÜ poolelt, aga hoopis Olmre jääb täiesti vabaks. Puur nüüd ründelauast võtab kiirelt sealt lauapõrkest viske ja Akenberg 10 sekundit rünnata. Olmre palliga, Sooda tema vastu. Ja võtab 3 Olmre, aga täna Olmre 3 ei ole nüüd küll kõige paremini tabanud. Ei ole veel Olmre 3 tagant palli sisse saanud. Ja Indrek Visnapuu siis, kui 6,4 sekundit on siin poole lõpuni, leiab, et on vaja aeg maha võtta.
ja meestele siis juhised anda, kuidas esimese poole ja lõpp ära mängida. Seis tablool 42-30 ja kindlasti õnnestumist siit noorteliigal esimese poole lõppu vaja oleks, et see esimene poolaeg ikkagi hea emotsiooniga lõpetada ja teisele poolajale mõnusalt vastu minna. visketabavus esimesel poolel mõlemal võistkonnal üsna võrdne, TTÜ-l 43% väljakult, noorteliigal 40%, sealhulgas kolmesed siis TTÜ-l 40%, 15-6 on neid visatud, vabavisked 8-8, 6 neist Sten Olmre arvel, lauavõitluses on domineerinud TTÜ numbritega 23-12 ja pallikaotused üsna võrdsed TTÜ poolt vaadates 9-8 on need numbrid ja ründelauas siis TTÜ on nuppinud 8 lauapalli, Ujovitsi arvel nendest 3, nii et on noored taas täna mõneti ka loogiliselt ründelauas ikkagi hätta jäänud, aga 6,4 sekundit siin noorteliigal veel on, et see poolaeg edukalt lõpetada, see on piisav aeg, et jõuda siia päris korvi alla ja siit mingi hea lahendus tekitada. Ja saame näha siis, Ron-Arnar Pehkale läheb igatahes pall, Puur tema vastas. Kuidas nüüd lahendab, siit tuleb hakata viskele minema ja hästi leitakse Jürgens ja tundub, et see vise ka loeb, Margus Napp seda ka näitab ja nagu ma siin ütlesin, hea emotsiooniga noorteliiga kindlasti tahab riietusruumi siit minna, seega saadakse, Pehka hästi kannatas ära, leidis Jürgensi ja Jürgens sealt korvi alt läbi ja korv on kirjas, 42-32 siis see esimene poolaeg siin Audentse spordihoones lõpeb. Ütleme teile ka võistkondade resultatiivsemad. Kiu Rakenberg, kes siis esimese veerandaja lõpetas 13 punktiga, lõpuks lõpetab ka poolaja sama punktisummaga, nii et teisel veerandajal Rakenbergile siis punkte juurde ei tulnudki. Ega mees muidugi ülemäära viskeid ka ei võtnud. Olmre sai kokku lõpuks poole lõpuks 10 punkti, aga üsna kesise visketavavusega 9-2, 3 sealhulgas 5-0 ja Sander Viilupilt siis 8 punkti, nii et TTÜ poolelt vaid 6 mees siis üldse punkte tõidki ja 9 mees siis väljakul TTÜ poolelt esimesel poolajal ja noorteliiga poolelt, nagu siin sai enne ka mainitud, Taavi Urkatam 9 punkti ja punkte tõi siis koguni 7 meest ja väljakul noorteliiga poolelt esimesel poolajal 5, nii et Indrek Visnapuu julgelt siin esimesel poolajal mängitas ja igati noorteliigaga mängus hetkel sees on, aga meeskonnad on suundunud riietusruumi aru pidama. Teeme veidi pikema pausi siit ka meie ja loodetavasti siis teiseks põnevaks poolajaks oleme juba tagasi. Chip juhtub. Märulikomöödia. Chips. Maanteepatrull. Kinodes 24. märtsist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivett. Kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Parim ketsipood asub aadressil polsi.ee või külasta meie showroomi Tallinnas. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja.
homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Head korvpallisõbrad, Alexela meistriliiga järjekordne top 5 edetabel on valmis ja nädala parimad esitused teie ees. Alustame röövimisega päise päeva ajal. Reinar Hallik teeb kogu karjääri jooksul ühe õnnestunud katse ning kohtunikud ei loe seda ära. Lasta olla see mõni sekundi kümnendik siia sinna. Halliku pealtpanek on oodatud kui pisipõnni esimesed sammud ja meie hakkame selle peale vilet puhuma ning kätega vehkima. No come on! Rõõmsamaid rütme ka vahele. Kohal number 4 Rapla Avise kolmekihiline magustoit, mille kannavad kandikul ette Marek Ruut, Indrek Ajupank ja Sven Kaldre. Suurepärane palli päästmine, ideaalne kiirrünnakusse minek ja kindla peale lõpetamine. Veel kord saame tõdeda, enamus ilusaid asju korvpalliväljakul algavad kaitsest. Koht kõrgemat leiame Tartu meeste Gert Torbeku ja Janar Jõesaare lennuka esituse vastasseisust TTÜ-ga. Torbek annab maasika korvi kohale ja Jõesaar nopib 3 meetri kõrguselt maiuse ära. Võimas vaadata, valged mehed lendavad küll. Aina paremaks läheb. Järg on jõudnud lõpusekundite võidu iseteni. Kõigepealt Toomas Vander Marsi ja Rapla meeskonna võidujovastus kohtumises Pärnu sadamaga. Hollandlane upitab 6 sekundit enne lisaja lõppu palli korvi ning jõuab veel õigel hetkel kaitsesse tagasi, et blokeerida Domagoj Bubalo viskeüritus. Tõeline triller, mis tahtis korvpallisõpradel hinge seest võtta. Aga ka see ei ole veel lagi. Teist nädalat järjest triumfeerib top 5 edetabelis Rakvere Tarvas. Eelmise nädala kangelase Tõnis Peili vahetab seekord välja Siim-Markus Post, kelle 3. haavas valusalt Tallinna Ülikool Kalevit. 2-punktiline kaotusseis muutus 2 sekundit enne lõppu võiduks ja järjekordne märtsi hullus oli serveeritud. Nautigem uus edetabel tuleval nädalal. Chip juhtub. Märulikomöödia. Chips. Maanteepatrull. Kinodes 24. märtsist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Olivett, kõik on võimalik. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Tere! Mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist tooraine. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente.
tere tulemast tagasi kõikidele korvpallihuvilistele siia Audentese spordihoonesse. Poole ja pausilt ollakse kohe tagasi tulemas. Numbrid tablool 42-32 TTÜ meeskonna poolelt vaadatuna. Tegu siis G14 noorteliiga selle hooaja viimase mänguga siin Audentese spordihoones. Eelnevad 15 sel hooajal ollakse kõik kaotanud. Teadupärast noored siis mängisid sel hooajal kõikide meeskondadega 2 korda läbi eelnevalt eelmisest hooajast, kus siis oli ka täisvoor nendel. Nii et kaotused on läinud kirja topelt, nii et turniiritabelis on 30 kaotust kirjas. Ja täna siis viimane võimalus noorteliigal käsi nii-öelda valgeks saada ja siit võit Alexela korvpallimeistriliiga raames ära võtta. Ütleme nii, et rong ei ole veel läinud. Esimese poole järel siis 10-punktiline kaotusseis TTÜ meeskonna vastu ja kui samas vaimus jätkatakse ja võib-olla et veidi juurde pannaksegi kaitses, siis on kõik võimalused siit TTÜ-d täna üllatada. Aga saame näha, võistkonnad on tulnud vaikselt väljakule, et seda teist poolega alustada. TTÜ tuleb väljakule sama viisikuga, kellega mänguga alustati. Sander Viilup, Kiu Rakenberg, Sten Olmret, Toomas Raadik ja ainus võõrlegionär serblane Nikola Vujovic. Ja G14 noorteliiga siis alustab teist poolaega koosseisus, kelle saame teile kohe ette lugeda, kui võistkond on käed kokku pannud ja väljakule asunud. Kohtunik Ranna Konk seal juba meeskonnale märk on andmas, et on aeg väljakule tulla. Ja koosseis siis G14 noorteliigal Carlos Jürgens, Mark-Andreas Jaakson, Ron-Arnar Pehka. Veel on seal Taavi Jurkatam ja
viienda mehena siis number 15 Madis Soodla. Aga TTÜ alustab seda teist poolaega igatahes. Pall pannakse mängu ja meeskonna mängu Sander Viilup hakkab siit rünnakut üles võtma. Sten Olmre Vujovitši kattest. Olmre annab palli tagasi Viilupile, kas Viilup võtab nüüd sealt Jürgensi ette? Just täpselt seda ta teeb. Esialgu sealt küll tundus, et Jürgens sai puhtalt pallile käe peale, aga kordusest on siiski näha, et väike viga seal olla võis ja Sander Viilup siis saab minna vabaviskejoonele vabaviskeid viskama. Esimesel poolajal Viilup vabaviskejoonel ei käinud, aga 8 punkti ikkagi kirja sai 12 minuti ja 49 sekundiga. Ja Viilup siit esimese vabaviskega ära paneb. Sel hooajal siis enne tänast 71,1% vabaviskejoonelt. Nii et selline tagamängija jaoks Harju keskmine protsent, aga praegu Viilup igatahes oma protsenti tõstab ja 2-2 vabaviskejoonelt paneb ja avab siis TTÜ meeskonna punktiskoori siin teisel poolajal. Jürgens küsib palli ja Kolmre on hästi käsi vahel. Jurkatam, Jaakson. Pikemad rünnakut nüüd noorteliiga on siin mängimas. Jürgens palliga 6 sekundit rünnata, nüüd peab hakkama viskele minema. Raadik on seal vastu jäänud, Jürgens üsna selline mõtlematu sööt. Ei olnud nii oma mängijad ega tõtt öelda ka vastased seal valmis, et Jürgens sealt sellise huvitava lahenduse leiab ja pall läheb auti, nii et TTÜ saab taas oma rünnakut siit üles võtma hakata. Viilup, Olmre. Üsna selline pingevaba õhkkond siin täna mängul on, ega siin ülemäära publikut ka tribüünidele kogunenud ei ole. Sellised paadunumad Eesti korvpallifännid, kui Raadik korvi alt oma tugeva vasaku käega paneb endal omase poolhaagi sisse ja suurendab vahe 14 punktile. Pehka. Soodla palliga. Jürgens nüüd käest kätte sealt võtmas. Ei ole taas teravus seal noorteliiga rünnakul, käib selline palli 300 veeretamine. Jaakson 5 sekundit rünnata. Ei leia häid lahendusi praegu noorteliiga. Jürkatan peab sealt nüüd viske võtma, aga suurepärane kaitse võib öelda ka TTÜ mängijatelt, et ei saanudki noorteliiga mehed siin viskele ja taas siis pallikaotus 24 sekundi määruse näol kirja ja TTÜ taas siis saab seda vahet kasvatama hakata. Akenberg, kes siis esimesel poolel 13 punkti viskas, teisel veerandajal jäi nullile. Raadik. Olmre siin teises ääres täiesti vabaga, Raadik selle söödu veidi maha magas. Akenberg nüüd. Vujovitši kattest mängimas. 5 sekundit rünnata, kas Akenberg võtab sealt 3? Aga Jaakson on tal ka hästi lähedal ja väga raske viske peab sealt Akenberg võtma, aga ega palju sealt puudu ei jäänud, et see oleks isegi sisse kukkunud. Pekka võitleb hästi seal põrandal maas ja võitleb palli omadele. Ja noorteliigal nüüd võimalus siin pool kiiresse tulla. Aga see pall hoopis tükast kaotatakse ja Akenberg 14. ja 15. punkt siis TTÜ vanameistrist kaptenile juurde ja 15 punktiga siis Akenberg tänases kohtumises üle platsi mees. Teeb sealt ka Akenberg oma teise vea. Seda võis igati endal lubada, kuna see alles TTÜ meeskonnale esimeseks võistkondlikuks veaks on. Nii et sellega probleeme ei ole ja tõmbas sellega ka veidi noorteliiga hoo siin maha. Pehka palliga leiab Soodla ja Viilup paneb nüüd ilusti käe peale sellele Soodla viskele. Nii et selline üsna harv juhus, kus ühe meeskonna tagamängija paneb siis teise meeskonna ühe pikemale mängijale selge kulbi. Ja TTÜ on tegemas siin ka vahetust. Sander Saare, kes esimesel poolel kõige paremini just mängu ei sekkunud. 2 punkti, 2 resultatiivset söötu ja koguni 3 pallikaotus 7 minutiga. Siis nüüd siin varakult teise poole alguses saab Saare uue võimaluse. Ja kohe seal agressiivselt ka Pehkat on hakkimas ja Pehka seal veidi hädas selle palliga on. Võtabki palli kinni ja Jurkatam siis omakorda nüüd palliga. Jaakson ei saanud esimesel poolel ülemäära mängida. Alustas küll põhiviisikus, aga kõigest 3:40 väljakul, nii et ei olnud Indrek Visnapuu seal selle mehe tegutsemisega rahul, kui Soodla võtab vasaku käega ilusa poolhaagi pöördelt ja paneb selle rünnaku ja viimasel sekundil ära, nii et noorteliigale siit punkte juurde ja numbrid tablool siis 48-34, nii et 14-punktline eduseis ikkagi TTÜ-l on selline üsna soliidne. Ja siit vahepeal Pehka saab oma teise vea ja
Teeti siis küljeaudist on oma rünnakut jätkamas. Vujovic. Ja üsna raskele viskele läheb ja Soodla oli seal hästi teda segamas. Ja eksibki Vujovic sellel viskel. Geeneles nüüd kiiresti üle tulemas Pehka Jurkatammega kattest mängimas. Pehka jõuabki sinna korvi alla täitsa välja, aga see vise jääb veidi lühikseks ja siit siis noorte Laudentese poistele punkte juurde ei tule. Hakenberg, kolmene sealt nurgast, läheb mööda. Hakenberg alustas täna 3-3 kolmese tagant, aga nüüd viimased visked on siis mööda läinud. Jaakson ja see läheb nüüd päris mööda üle korvi. Aga pall jääb siiski G4-si meeskonnale. 10 sekundit rünnata. Pehka, Vujovic tema vastas. Seal võiks kiirusega proovida Vujovic üle mängida. Otsustab kolmese kasuks Pehka ja paneb siis selle mööda. G4-s noorteliiga ei ole täna kolmest tagant kõige paremat minekut näidanud. 11-2 on see. On need visked siis ja protsent üsna kehvake. Hakenberg võtab raske kolmese, aga Jurkatamm on oma pika käega seal valvel. Ja kindlasti Jurkatamm kasuks räägib, Hakenberg võtab veel teisegi kolmese, nii et TTÜ meeskonna kapten on siin oma protsenti nüüd kõvasti alla löömas nende visetega. Aga ja kui Jurkatammi juurde tagasi tulla, siis on uskumatult pikad käed sellel mehel, et kindlasti selline kehalises mõttes korralik tulevikulootus siin Eesti korvpallis, samamoodi ka Soodla oma hirm pikkade kätega, nii et need kindlasti sellise tooriku mõttes on G4-s noorteliiga kõige nii-öelda talendikamad mängijad, aga ega see talent, nagu me teame, suurt ei mängi, et kõvasti on vaja tööd ka teha, et kuhugile kaugele ikkagi välja jõuda. Jurkatamm nüüd ka palliga, Kaldre vahepeal mängu tulnud. Ja Reni Alvin Kuimet siis TTÜ poolelt mängu sekkunud, kui Jürgens paneb sealt ära ja taas veidi lähemale TTÜ-le, -11 ja ikka selline kerge kuklasse hingamine kogu aeg on, aga nüüd tuleks see vahega siin alla 10 saada. Saare palliga, Vujovici kattest. Hästi leiab nüüd Saare Vujovici, Vujovic veel jätab millegipärast sellega Raadikule. Raadik ilmselgelt ei olnud selleks sööduks valmis, aga lõpp hea kõik, hea Raadik oma vasaku käega sealt selle palli sisse ikkagi tõstab. Soodla, Jürgens nüüd Kuimeti vastu ja võtab sealt vea välja ja peakohtunik Mitrofanski annab siit ka 2 vaba viset. Nii et Carlos Jürgens, kes siis kohtumist ei alustanud põhiviisikus, teisel poole alguses ikkagi on kohe algusväljakule tulnud. Ja tundub, et Rait Kävin on see mees, kes siit peab ikkagi aja maha võtma, kuna G4-s on taas lähemale tulnud ja võtame aja maha ka meie. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Telli sisukam ja uues ajakiri Basketball. 25 € eest terveks aastaks. Ja tagasi siin TTÜ spordihoones. Numbrid tablool 50-37, Carlos Jürgensil kasutada 2 vabaviset. Ja võimalik siis seda vahet vähendada. Jürgens on täna aktiivselt mänginud. 4 punkti, 3 lauapalli, 2 söötu mehe arvel, aga on mängus silma paistnud ja eks Jürgens on ka üks nendest meestest, kes pidevalt noorteliiga meeskonnas selle palliga seal taga ka toimetab koos Ronnar Pehkaga siis peamiselt. Ja neid teravusi seal taga loomas on. Esimene vabavis on tabav. Ja kui läheb ka teine, siis vahe kahaneb 11 punktil, täpselt nii lähebki. Ja aga kõrgelt on siin kohe noorteliiga mehed hakkimas. Kaldre nüüd seal viilupi peal. Ja Jürgens läheb seal, oli paista, et läheb kaeksi peale, aga siiski Jürgens tõmbas oma meeskonna mehele peale tagasi. Saare palliga. Hea sööt nüüd lõikavale Reni Alvin Kuimetile, kes paneb sealt
väga lihtsa viske nüüd korvjalt mööda, hea lõige oli Kuimetit ilma pallita ja Saare taga hästi leidis, aga sealt võib-olla Kuimet oleks võinud selle palli ülevalt alla vajutada oma 2-meetrise pikkusega, aga eks noor mees on alles hüppeliigase vigastusest välja tulnud ja võib-olla need jalad kõige teravamad veel ei ole. Saare kutsub nüüd 2 pikka üles. Pikalt on pall nüüd Saare käes, viilub, leiab Vujovitši või Jurkatam tema vastus. Ja Vujovitš teeb oma selle tavapärase pöördega viske paremale poole ära ja üsna hästi ta seda valdab ja on näha ka, et mees on selgelt enesekindlamaks siin hooaja edenedes muutunud. Ja paneb sealt siis Vujovitš 2 kirja ja Pehka nüüd üritab teha seda, mida nad Soodlaga iga mäng seal proovivad. Kate-Katest mängus alley-oop sööt, aga see on ebatäpne ja siit tuleb valusalt vastu, viilub teiselt poolt 2 omakorda nüüd TTÜ-le kirja ja see vahe hakkab taas suurenema, 15 siis. Hetkel tablool see vahe on, Kaldre, Pehka, Saare tema vastas. Tagasi astega 3, see läheb mööda ja TTÜ siis nüüd taas Saare juhtimisel kiiremini üle tulemas. Leiab Raadiku ja Raadik paneb nüüd üsna lihtsa viske mööda. Jäävad seal lihtsad punktid TTÜ-le tulemata ja kohe viga otsa. Tundub, et Reni Alvin Kuimet on see mees, kes peab käe tõstma. Reni Alvin Kuimet ka kindlasti mees, keda Rait Kävin just sellise tuleviku väljavaatega hindab. Kui siin rääkisime, et GNLS-i poolelt on sellised head toorikud Jurkatam Soodla pikkade kätega ja sellise hea kätesiru ulatusega, siis TTÜ poolelt kindlasti Kuimet võiks see mees olla ja on mehel ka korralik rünnaku arsenal ja selline hea pallikäsitlus nii pika mehe kohta. Loodame, et kui külm Kuimetit ära ei võta, et ka sealt tuleb korralik mängumees Eesti korvpallile. Lüüs palliga nüüd ka väljakule tulnud, samamoodi Suurorg. Ja ründaja viga tundub, et läheb sealt Karl-Joosep Lüüsile, kes siis äsja oli mängu tulnud, katteviga. Ja see on Lüüsile 4. viga, nii et esimene mees siis ka ohutsoonis 4 veaga. Saare palliga üle tulemas, Sander Saare siis tegelikult pidi alustama seda hooaega Saksamaa regionaalliigas Karlsruhe meeskonnas, aga kerge põlvevigastus tõi ta tagasi Eestisse ja kuna Rait Rivalane siis TTÜ meeskonnast lahkus Kreeka esiliigasse, kus on Rait ka väga head mängu näitamas, siis oli TTÜ-l vaja just sellist kogenenumat mängumeest, kuna Sander Viilub tegelikult siin meistriliiga tasemel ju praktiliselt enne seda hooaega mänginud ei olnudki korralikult, siis Rait Kävin Sander Saare kasuks otsustas ja eks Saarel on selline keeruline hooaeg olnud, kuna see põlvevigastus ikkagi on seganud ja pidi ka mees käima nüüd siin talvel operatsioonil ja sellest taastumine on ka olnud üsna vaevaline, aga nüüd siis Saare on tagasi väljakul ja loodetavasti püsib hooaja lõpuni terve ja saab meeskonda siin play-offis ka aidata. Lüüs, Kuimet tema vastu seal peaks Lüüsil olema jõuülekaal, aga Kuimet piisavalt hästi suudab ikkagi seal kaitses seista ja hoiab selle olukorra ära. Olmre palliga. Kuimet võtab sealt nüüd Kaldre ette. Kaldre võtab seal selge vea endale. Ja G4 noorteliga seda viga võis lubada, see on võistkondlikult 4. viga. Iga järgmine tähendab 2 vaba viset ja TTÜ-l siis 3 võistkondlikku viga on hetkel tablool kirjas, nii et TTÜ saab 1 vea endale kaitses veel lubada. Aga Olmre on otsaudist palli mängu panemas, Akenberg, Vujovitš kattes. Vujovitš jääb nüüd Jürgensiga, taas Jürgens võtab eest poolt teda. Kaldre läheb sinna nüüd 8 peale, kuskil peab vaba mees olema, Olmrega leitakse, väga hästi mängitud rünnak TTÜ-lt, aga Olmrel on sihik täna 3 tagant selgelt paigast ära. Olmre täna joone tagant 6-0, nii et üsna selline harva nähtav asi Sten Olmre puhul, kelle 3% muidu sel hooajal on 37,1, midagi ülemäära suurepärast ei ole, aga ikkagi selline enam-vähem korralik protsent nii suure visete arvu korral kui 132, millest sel hooajal siis 49 on Olmre sisse pannud, aga vahelduseks siis Jurkatamelt taas 2 punkti noorteliigale juurde ja ikka see vahe püsib seal 10-15 punkti juures. Saare palliga. Väga palju mängitakse läbi Vujovitši katete sealt täna. Olmre nüüd Jurkatam tema vastu oma pikkade kätega. Sealt ei ole väga lihtne ennast viskele mängida ja ongi Olmre nüüd üsna hädas seal, siiski lõpuks leiab tee korvile, paneb selle mööda, aga serblane Vujovitš on seal sõpra aitamas ja lükkab selle palli ründelauast korvi ja Vujovitš on ka täna väga soliidse mängu teinud, kui kohe nõelevad noored teiselt poolt ja Jürgens toob sealt punkte juurde ja Jürgens ka siis nüüd 2-kohalise punktiarvuni on jõudnud, 11 sellel mehel koos Jurkatamega kirjas ja Nikola Vujovitšist rääkides siis
Vujovitsil 10 punkti, 9 lauapalli kirjas, nii et noor serblane ka siin täna on kaksiktuubli poole liikumas, aga endiselt siis Joonas Järvelainen, kes ei ole ülekannet esimestest minutitest vaadanud, ei ole täna mängu sekkunud ja kerge käevigastus teadupärast Järvelainenit on vaevamas ja ilmselt siis Rait Käbin hoiab teda kolmapäevaseks mänguks Pärnu Sadama vastu, kus nagu ma enne ütlesin ka, lahendatakse ilmselt siis 4.-5. koha mure ära, et kes mis kohal põhiturniiri lõpuks platseerub ja kes selles play-offi paaris koduväljaku eelis saab. Muidugi teoreetiline variant on veel ka, et siin need kohad lähevad selles suhtes vahetusse, et TTÜ-l on tegelikult teoorias võimalik püüda ka veel 3. kohta, aga olgem ausad, üsna ebatõenäoline see siiski on ja pigem lõpetab 3. Rapla. Ja TTÜ ja Pärnu siis vastavalt 4.-5. ilmselt saavad olema. Nii et korralikku play-off paari on sealt kindlasti oodata ja usun, et see paar, mis siis 3 võiduni peetakse, kindlasti 3 mänguga ei tohiks lõppeda, et need meeskonnad on üpriski võrdsed. Sel hooajal on 3 mängu mängitud, Pärnu on neist võitnud 2, TTÜ 1, nii et mõlemad meeskonnad on siis koduväljakul omad asjad korras hoidnud ja koduvõidud ära võtnud, nii et kolmapäeval siis viimane põhiturniiri mäng nende meeskondade vahel, kui TTÜ koduväljakul siis Pärnu meeskonna on kell 18.30 vastu võtmas. Suurorg Olmre vastu, aga sealt teeb jooksu ja läheb pall siis TTÜ meeskonnale üle. Ja 18,8 sekundit on seda 3. veerandaega veel mängida ja TTÜ saab selle rünnaku nüüd lõpuni mängida, kui ollakse 14-punktilises eduseisus. Saare palliga. Saame nüüd näha, kelle peale see asi läheb. Tundub, et Saare ja Vujovits hakkavad seal üleval kattes seda olukorda nüüd lahendama. 8 sekundit. Olmre pall nüüd, 6 sekundit, hästi leiab Vujovitsi nüüd üles. Vujovits omakorda veel Akkenbergile ekstra sööt. Aga Akkenbergi sihik on teisel poolel paigast ära. Jur Akkenberg siis, kes alustas seda kohtumist väga hästi esimesel veerandajal koguni 13 punkti, siis nüüd 3-7-3, nii et järgnevad 4-3 on Akkenberg mööda põrutanud. Ja oleme siis 3 veerandajaga siin Audentses ühele poole saanud, numbrid tablool 57-43. TTÜ läheb 14-punktilises eduseisus sellele 4. veerandale vastu. Ja enne kui see 4. veerandaeg pihta hakkab, teeme ka meie siit taas väikse pausi. Chip juhtub. Märulikomöödia. Chips. Maanteepatrull. Kinodes 24. märtsist. Ja tagasi taas Audenteses, kus siis viimane veerandaeg on siin kohe käima minemas. TTÜ 14 punktiga on juhtimas. G14 noorteliiga on oma selle hooaja esimest võitu siin viimases Alexela korvpallimeistriliiga põhiturniiri mängus nende jaoks jahtimas. Ja kõva tükk töö on tegemist nüüd, et see 14-punktiline vahe tagasi võtta ja siis see mäng võidusadamasse veel tüürida. Aga 10 minutit on aega ja saame näha, mis siin toimuma saab, kui Joonas Schein võtab kohe 3 ja paneb selle ära. Värskelt siis Joonas Schein väljakule tulnud, veel väljakul G14 noorteliigal Tom Kaldre, Rann-Andre Pehka ka väljakule tulnud 4. veerandi algus, Oliver Suurorg ja Taavi Urkatam, nii et päris selline ka eksperimentaalne koosseis. Indrek Visnapul 4. veerandi alguses nüüd väljakul. Ei ole need mehed tegelikult ülemäära mängida saanud täna, kes siin väljakul praegu siis G4S-il on. Suurorg ligi 10 minutit, Schein 5,5 minutit, Rann-Andre Pehka 3,5 minutit, Kaldre 21,5, Jurkatam 28, nii et sellisest põhirotatsioonist on tegelikult noorteliigal praegu vaid 2 mängijat väljakul ja Suurorg, Noorem Pehka ja Schein siis sellised pigem vahetusmängijad. Aga alustavad igatahes seda veerandaga hästi, Schein paneb sealt, oli küll see 2, paneb 2 ära. Ja vabandust, ikkagi 3 läks see kirja ja saavad ka pallikaitses kohe kätte, aga tundub, et annavad sellega kohe ära siit. Jah, just nii läheb, Sten Olmrele see pall lõpuks läheb ja TTÜ saab siit ka proovida oma punktiarvet 4. veerandajal avada. Raadik, Jurkatam nüüd tema peal 3 veaga.
Olmre võtab sealt kaugelt, aga Olmrel täna ei lähene teemalt 57-0 siis Olmrel praegu kirjas on. Ja Shane leitakse nüüd väga hea sööduga sealt korvi alt ja sealt on selle palli sisse tõstmisvaev vaid. Ja Risto Puur nüüd TTÜ mängujuhina seda rünnakut siin üles võtmas on. Risto Puur siis on siin teises liigas teinud TTÜ duubelmeeskonna eest väga kõvasid mänge, kui Raadik korvi alt vasakuga lõpetab. On siin mitmes kohtumises visanud üle 30 punkti ja ka teised näitajad siin lauad söödud on väga korralikud, nii et Risto Puur on seal liigas, kus siis Raido Ringmets, kes siin meistriliigas on TTÜ meeskonna abitreener, on seal vägesi juhtimas ja Puur seal kõvasti mänguaega saab ja oma mängunälga saab kustutada ja on näidanud ka selles liigas vähemalt seal väga korralikku minekut. Aga jah, põhimeeskonnas ülemäära palju mängida ei ole saanud, Rait Käbin siin küll hooaja teises pooles on rohkem Puuri hakanud väljakule usaldama ja ei ole tegelikult Puur ka ennast üldsegi mitte halvast küljest näidanud, aga eks see harjumine kahe liiga vahel võtab ikkagi veidi aega. Viilub nüüd kiiresti palliga üle. Ja võtab sealt ka kohe agressiivselt ette ja väga hea läbiminek nüüd Sander Viilupilt, mees, kellel on väga head füüsilised võimed ja kui olen siin hooaja alguses võib-olla rääkinud, et mees võiks veidi rohkem ette võtta, siis julgeks öelda, et mees on seda ka kuulda võtnud siin hooaja käigus, on muutunud selgelt korvil agressiivsemaks ja on olnud ka TTÜ üks põhimängijatest ikkagi sel hooajal. Raadik. Ja Raadik seal puhtalt jõuga praegu noortele meestele näitab kooli ja Raadik ju ka siin suvel ikkagi oli Eesti meeste korvpallikoondises, seal küll väga palju mängida ei saanud, oli seal selline 11-12 mees, aga kui ikkagi pääsed satsi ja osaled kvalifikatsioonimängudel, siis see ikkagi taset näitab ja Raadik kindlasti Eesti liiga kohta on väga korralik mängumees. Jurkatam. Ja Jurkatam lõpetab nüüd ilusa läbimineku sealt ja taas siis noortele punkte juurde ja Jurkatam oma võistkonna resultatiivsemaks taas 13 punktiga tõuseb. Viilub siin enesekindlalt, võtab kolmesse, see läheb mööda ja Jurkatam kõige kõrgemal lauas. Ja vahe siis tablool 11 punkti. Nii et siin mängus veel iseenesest kõik võimalik ja Jurkatam paneb nüüd siit ka kolmese ära, nii et vahe kahaneb nüüd alla 10-8 ja siin veel paar õnnestumist ja meil on siin täiesti põnevat mängu veel kuni selle kohtumise lõpuni. Olmre võtab nüüd ette Shane'i, sealt viga ei anta, Ranna Konks Olmrele nüüd ei alasta, oli seal Olmrel midagi öelda pärast seda olukorda, nõudis viga ja Konks kohe karistab, nii et G4S saab veel lähemale siit tulla. Üks vaba vise ning külje out, nagu tehnilise vea puhul määrustes kirjas on. Ja Ron-Arnar Pehka tundub, et seda viset ka viskama läheb. Pehka on korralik vaba viskaja. Ja tegu siis G4S-i mängujuhiga. Aga Pehka sellel vabaviskel ikkagi eksib, aga siit rünnakuõigus jääb taas noorteliiga meeskonnale. Kui 7 minutit selle kohtumise lõpuni siin Audentse spordionis ja ilusa tagaukse lõikega nüüd üritas noorem Ranna-Andre Pehka seal Sten Olmre ära kalastada, aga see sööt Jonas Shane'i poolt on ebatäpne ja lõpeb otsa audis, nii et siit pallikaotus number 16 siis G4S noorteliiga meeskonnale. Viilub palliga. Ja tundub, et Olmre on seal ka veidi närvi aetud ja mees seal üsna pahane väljakul on, igatahes Raadik nüüd siin juba mitmendat korda järjest võimutseb korvi all ja paneb siis ka punkte taaskord juurde, Raadikul ka nüüd kaksikduubel kenasti koos, 12 punkti, 10 lauapalli. Oliver Suurart palliga. Ja Jurkatam nüüd hästi sealt slipib sinna korvi alla, sinna söötu ei tule. Pehka hoopis Saare vastu ja kena teravus Ron-Arnar Pehkalt. Saare jääb seal veidi hiljaks. Rait Käbin ei ole oma mehe tegutsemisega ka rahul. Saarele see teiseks isiklikuks veaks. Ja Pehka saab minna 2 vabaviset viskama. Ja Taavi Jurkatam, kes on täna siin juba üle 30 minuti platsil müranud, saab pingile puhkama ja Madis Soodla siis tema asemel keskmängija kohale väljakule. Nii et praegu on noorteliiga mängimas äärmiselt õhukse koosseisuga.
Joonas Schein siis seal number 4 koha peal ja võtab ka selle laua sealt praegu Joonas Schein ja tõstab 2 punkti tabloole lisaks, nii et taas punkte siis juurde ja vahe endiselt 8, 55-63, kui 6 minutit on selle kohtumise lõpuni. Et ei ole midagi Geeneli eest noorteliiga siin lihtsalt TTÜ meeskonnale täna pakkumas ja Sten Olmrele antakse siit ka veel ründaja viga, ebakvaliteetne kate. See on Stenile 3. viga ja tundub, et Rait Käbinil ei jää mitte midagi muud üle, kui siin 4. veerandajal võtta veel aeg maha ja meestega asjad läbi arutada, kuna vahe on kõigest 8 punkti ja Geeneli eest saab siit veel rünnakuõiguse ka endale, aga teeme ka meie siit põgusa pausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Olivett. Kõik on võimalik. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Telli sisukam ja uues ajakiri Basketball. 25 € eest terveks aastaks. Vahepeal ka pilk statistikasse. Kogu 6 minutit on kohtumise lõpuni, siis visketabavus on jäänud mõlemal meeskonnal üsna samaks. G4S-il see veidi parem, 46% väljakult, TTÜ-l vastav number 41. Lauavõitlus endiselt TTÜ-le 33-26, aga veidi on neid numbreid nüüd noored parandanud, pallikaotused noorteliiga poolt vaadatuna 16-12, nii et on ka pallikaotustega siin tänases mängus üsna palju patustatud, kui Soodla korvi alt veel juurde ja vahe kõigest 6 punkti. Ja tuletame meelde, et siin on täna 2 kas siis võidupunkti või kaotuspunkti Soolas, nii et TTÜ kindlasti ei taha siit endale täna kaotust lubada, kuna see tähendaks, et kirjutataks tabelisse neile 2 kaotuspunkti ja sellisel juhul on küll kõik ohjad juba Pärnu meeskonna käes, et see 4. koht põhiturniiri tabelis endale napsata ja sellisel juhul isegi ei pruugi TTÜ-le piisata sellest, kui järgmine kolmapäev suudetakse Pärnu meeskonda võita, nii et kindlasti TTÜ peab siin täna selle võidu ära võtma, aga noored on tulnud siis 6 punkti kaugusele, 5 minti on mängu lõpuni ja noorteliiga saab veel siin seda vahet vähendada, aga Soodlalt nüüd rumal ründaja viga. Selgelt ikkagi Vilupi seal pikali lükkas ja siit Soodla enda 4. veaga võtab. Ja muidugi Indrek Viisnapuu ei ole selliste sündmuste käiguga absoluutselt rahul ja oma noor mängijaga seal kõvasti riidleb. Saare, Pehka tema vastu, Senna peaks nüüd selle palli otsima. Ja annab Konks nüüd siin teisele poole tagasi kohe ründaja vea ja ega siin ei ole midagi öelda. Raadik vaba käega sealt Pehka ikkagi pikali lükkas ja veidi sellist teatrikooli ka Rauno Pehka pojalt siia juurde, aga igati õige vile ja taas siis pall üle noorteliigale. Ja noorteliigaga vahetab. Nüüd hakatakse vaikselt oma põhijõude juba platsile tooma, Carlos Jürgens siis väljakule tulnud ja Taavi Jurkatam, nii et võib öelda, et see eksperimentaalne koosseis, kes siin vahepeal noorteliigal väljakul oli, sai väga kenasti hakkama ja pigem jäid siis need mehed plussi, aga praegu Pehka selgelt oleks pidanud ise sealt läbimurdest lõpuni minema ja viskama, aga hakkas sealt söötma ja Olmre paneb siis juba tänase oma 8. kolmese teele ja ei ole ükski veel täna teed korvirõngasse leidnud. Pehka, Soodla, Jurkatam, hästi kombineeritakse nüüd, aga see vise läheb mööda ja TTÜ saab siit kiirrünnakusse tulla. Pehka tahab seal küll taktikalise vea ära teha, aga kohtunikud seda ei vilista ja Olmre 9. kolmene. Ja läheb esimene ja ise ka Sten Olmre siin kommentaatori pingi ees vangutab pead, et uskumatu, kuidas need pallid täna korvirõngas minna ei taha. Sai hommikul korralik visketrenn tehtud ja peaks selleks mänguks selle koha pealt valmis olema, aga mõned päevad on ka nii terava käega mehel nagu Sten Olmre sellised, et see pall lihtsalt ei taha korvirõngasse minna. Meenutame siin
nädala alguses toimunud mängu Tallinna Ülikool Kalevi ja Valga vahel, kus Kristo Saagel siis samamoodi ei tahtnud need kolmesed kuidagi teed korvi leida, kui Pehka võtab nüüd kauge ja raske kolmese ja paneb selle mööda, mehed on pikali maas, kõva võitlus palli pärast ja Sten Olmre seal selle palli tundub, et siiski ei saa endale, läheb see pall pooleks palliks, kellele see nool nüüd seal näitab. Kuhu poole mehed liikuma hakkavad, tundub, seda me enne teada ei saagi, kui võetakse siin hoopis tükis time out, et siin asju veidi arutada, kui 3,5 minutit jääb selle kohtumise lõpuni ja TTÜ on siis pärast seda Sten Olmre selle mängu esimest kolmest selle mehe poolt 9 punktiga taas juhtima asunud. Ja nagu öeldud, siis G4 noorteliigal viimane kohtumine täna Alexela korvpalli meistriliigas. Jäänud neil vaid mängida esiliiga play-off, seal on ka vahegrupi mängud neil mängitud ja minnakse vastakuti siis eelmise aasta esiliiga võitjaga, Paide Viking Vindoga veerandfinaalis, seal 2 mänguni see seeria mängitakse. Nii et esiliigas on 11 veel noorteliiga meeskonnal püüda ja TTÜ siis oma järgmise mängu peab järgmisel kolmapäeval, kui koduväljakul võetakse 29. märtsil vastu Pärnu Sadama meeskond ja kui TTÜ siit täna peaks noorteliiga vastu ikkagi selle võidu kätte saama, siis Pärnu vastu on üliotsustav mäng selle 4.–5. koha peale, kes selle lõpuks endale krabab. Ja pärast seda siis TTÜ-l jäänud mängida veel Rapla meeskonnaga võõrsil ja Tallinna Ülikool Kalevi vastu koduväljakul see põhiturniir lõpetatakse ja siis alustatakse juba play-offi madinaga. Ja need kohtumised ka kindlasti kõik veerandfinaalid saavad olema Delfi TV eetris, nii et kõik korvpallisõbrad aina paremaks see korvpallihooaeg siin kevade poole hakkab minema. Nii et püsige aga Delfi TV lainel, homme ka siis 3 kohtumist on Delfi TVs olemas, üks neist siis lausa TV6 ka telemänguna, kui Pärnu meeskond võtab vastu Rakvere Tarva. Aga siin meeskonnad taas väljakule tulnud ja Sander Saare siis palliga TTÜ poolelt. 9 punkti siis TTÜ eduseis ja 3,5 minutit seda kohtumist veel mängida. Saare, hästi on nüüd G4S agressiivselt peal ja minnaksegi seda palli kätte saama ja üritatakse tuubeldada TTÜ mängijaid. Viilup ja ei leia head lahendust TTÜ, paar sekundit nüüd jäänud, Vujovits võtab raske haagi sealt teele ja hästi mängitud kaitses nüüd noorte meeste poolt. Ja võistkondlikud vead on TTÜ-l täis, G4S saab ühe vea veel kasutada. Ja siit on hädasti nüüd G4S-il korvi vaja. Pehka võtab seal palli põrgatuse kinni, Jurkatam taas Pehka palliga. Oleks võinud seal võib-olla Soodlat otsida, Soodlaga ise laiutab käsi, et miks sa mulle sinna korvi alla lühema mehe vastu ei anna seda palli. Igatahes seekord Pehka otsus oli selline. Aga 3 sekundit enne rünnaku ja lõppu võtab Indrek Visnapuu time-out'i, et joonistada ilmselt mingi konkreetne liikumine, et sealt ikkagi see korv saada, kuna mänguaega hakkab tasapisi vähenema ja sellest rünnakust nüüd hädasti oleks noorteliigal korvi vaja. Igatahes üsna pea näeme, mida Indrek Visnapuu sinna tahvlile joonistab ja kui hästi noored sellega ellu viivad. Igatahes täna siis G4 noorteliiga poolelt nagu tavaks saanud Taavi Jurkatam 16 punkti selle mehe arvel. Karras Jürgensil samuti 2-kohaline punkti arv koos 11 kirjas ja TTÜ punktid märksa ühtlasemalt jagunenud. Lihtsalt mis tendents hakkab silma on see, mis TTÜ-l siin ka eelnevalt sel hooajal on olnud, et terve põhiviisik on toonud 2-kohalise arvu punkte, aga sealt pingit neid punkte väga tulla ei taha. Sander Saarel siis 1-3 on kirjas. Teised mehed, kes väljakul käinud, Risto Puur 7 minutit, Rain Koort 4 minutit ja Reni Alvin Kuimet 13 minutit on siis kõik nulli peal. Ja põhiviisikus siis edukaim Q Rakenberg 16 punktiga ja Toomas Raadikul siis kaksiktuubel 12 punkti, 11 lauapalli kirjas. TTÜ mehed on juba ammu väljakul, aga Indrek Visnapuu ikkagi tahab, et noored mehed seal korralikult selle plaani ellu viiksid, mis seal välja joonistatud sai. Saame näha, 3 sekundit on rünnata ja kindlasti siit mingi lahendus nüüd leitakse, iseasi kui efektiivne see olema saab ja üritatakse siis Jürgens sinna viskele tuua 300 päris hästi iseenesest mängitud, Jürgensil ise läheb mööda, aga Soodla nüüd lauas. 10 sekundit rünnata. Jürgens võtab Vujovitsi ette, hästi kontrollib nüüd keha seal ja vähendab vahe 7 punktile, kui 2,5 minutit on kohtumise lõpuni, nii et saame ikkagi korraliku lõpu siia reede õhtusse veel. Ei ole siin
kerge jalutusläik TTÜ meeskonnale, vahe on alla 10 punkti 7 ja siin on kõik võimalused mõlemal meeskonnal veel olemas. Olmre, Vujovic. Rünnaku aeg hakkab nüüd TTÜ-l samuti lõppema, 6 sekundit rünnata, Vujovic. Ja paneb selle viske mööda, aga ise serblane ründelauas. Ja ei saa seda omadele päästetud, astub otsa joonele. Pikk serblane. Ja pall läheb üle GNLS noorteliigale, kes siis saab taas hakata seda vahet vähendama. Ja Rait Käbin on ka juba üsna närviliseks seal platsi ääres muutumas, kuna kindlasti ei oodanta, et siin täna nii tuliseks võib minna. Jurkatam, Pehka, vanem Pehka. Leitakse nüüd Soodla sealt ja proovib taas selle leivanumbriga sealt omad asjad ära teha, aga seekord lõikab näppu, astub otsa joonele ja sealt pallikaotus tuleb siis G4S-ile taas kirja, see on juba number 19 pallikaotus, nii et palju on ka tehnilist praaki olnud noorte mängus täna. Ja aeg tiksub armutult juba alla 2 minuti mängida ja nüüd kindlasti noored peavad kaitses stoppi saama ja selle palli kätte, aga väga hea sööduga nüüd Olmre sealt leidis, 2 meest tulid küll peale, aga hea terav sööt Toomas Raadikule ja sealt Eesti koondisena ei jäta seda olukorda juba kasutamata. Pehka, kas läheb lõpuni ja Raadik on piisavalt seal segamas seda viset oma pika käega ja TTÜ-l nüüd aega on, kiiret ei ole, +9 tablool ja minut 20 kohtumise lõpuni. Ja nüüd pikalt oli pall Olmre käes, Viilup võtab nurgast 3, paneb selle mööda, aga Raadik on kõige kõrgemal lauas ja Raadikul, nagu öeldud, siis ka täna kaksikduubel juba punktide ja laudadega koos ja Olmre paneb siit oma teise 3, 10-2 siis täna temalt, 20%, suurem asi ei ole, aga olulisel hetkel üsna Olmre on need sisse pannud. Ja võtab siin veel Indrek Visnapu aja maha, kui 59 sekundit on mängida ja midagi ikkagi on järelikult oma meestele veel edasi öelda. Nii et oma viimast time-outi siin Indrek Visnapu tundub, et on kasutamas ja ikkagi lootust ei ole veel kaotanud G4S noorteliiga meeskond, et siit välja tulla, aga hirm raske see muidugi olema saab. Kui esimeses kohtumises, mis mängiti siis oktoobrikuus, G4S noorteliiga jäi laua sätta, lasti võtta seal TTÜ-l 16 ründelauda, siis täna see sektsioon jälle üsna suur pahandus, 13 ründelauda on TTÜ võtnud, lauavõitus üldiselt 38-29 TTÜ-le, nii et on sealt palju TTÜ kordusviskeid taas saanud, TTÜ siis väljakult võtnud 64 viset ja G4S siis 49, nii et 15 viset on saanud TTÜ nende ründelaudade ja pallikaotuste pealt rohkem, pallikaotusi TTÜ-l ka 14 täna, üsna suur number. Aga jah, lauavõitlus taaskord siis selleks kirstonaalaks peamiselt on G4S noorteliigal saanud, aga eks see on mõneti ka arusaadav, et on noored poisid veel, ei ole need kehad nii suured ja nagu enne sai ka öeldud, olgem ausad, ega selliseid korraliku keskmängijaid ju G4S-i meeskonnal ka ei ole, et Soodla peaks pigem mängima seal number 4 positsioonil ja Taavi Jurkatam, kes seal ka korvi all mürab, on ikkagi suures korvpallis number 3 positsioon. Aga siit viga ja selles suhtes G4S-ile kõik hästi, et serblane Vujovic teeb üsna rumala vea, kuna mänguaeg ei liigu ja Jürgens saab siit rahulikult 2 vaba viset rahuliku pulsiga ära panna. Aga esimene läheb nüüd Jürgensil mööda. Jürgens tegelikult on hea käega, vabaviskeid sel hooajal 73,9%. Ja teine siis on tabav, nii et vahe veidi väiksemaks. Aga olgem ausad, siin ikkagi TTÜ on selle võidu poole liikumas. Kui numbrid tablool 60-71, aga saavad siin noored veel palli kätte. Ja Jurkatam kiire 3. Ja läheb see mööda, aga Pehkani jõuab see lauapall. Ja läheb ka see mööda. Aga siit Vujovic võtab, tundub, et oma 5. vea, vabandust. Ja saab siis pingile puhkama minna. Ja Ranna-Andre Pehka siis saab ka vabaviskejoonel siin mängu lõpetuseks veel kätt proovida. Pehkal täna mängus skoor veel, või enda isiklik punktis skoor veel avatud ei olnud, aga esimene vabavis on tabav ja nooremal Pehkal ka siis silmad peas.
Ja 38,7 sekundit veel mängu lõpuni ja Geeniles noorteliiga nüüd üritab seda palli kätte saada. Ja taas viga, nii et saavad siin mängu lõpus korralikult noored mehed vaba visket proovida. Sander Saare võtab siit oma vea ja Madis Soodla siis vaba viske joonel. Ja esimese Soodla mööda paneb. Ja läheb ka teine mööda, nii et siit punktilisa Geenilessi meeskonnale ei tule. Ja TTÜ siin nüüd rahustab seda mängu veidi, aga noored üritavad ikkagi palli veel siit kätte saada. Ja Olmre nüüd palliga ja Ranna-Andre Pehka siis tema peal kaitses. Aga see on hea näha, et noored mängivad selle kohtumise ikkagi korralikult lõpuni ja on ju tegu nende viimase mänguga sel hooajal, nii et siit ikkagi korralik mäng, ma julgeks öelda, Geenilessit tuleb. Sellega on hea seda hooaega siin Alexela korvpalli meistriliigas lõpetada, vahe jääb siin 7 punkti siis. Lõppskoor 71-64 tablool. TTÜ poolelt siis täna kõige resultatiivsemad Sten Olmer, Kiu Rakenberg 16 punktiga ja Toomas Raadikult siis kaksiktugu peal 14 punkti, 13 lauapalli, Vujovic 10 punkti, 10 lauapalli ja Taavi Urkatam kaotajate poolelt ka 16 punkti ja Carlos Jürgensi arvele jäi siis 14. Aga ärge kallid vaatajad kuhugile veel kaduge. Võtame siit ka kindlasti mõlema peatreeneriga intervjuud, nii et püsige lainel. Rait Käbin, ei olnud lihtne mäng täna, 71-64 punktid tablool, ega vist oli teada, et kuna Geenilessil on hooaja viimane mäng, siis noored poisid isukalt hakkasid täna vastu. Ei, noored väga tublisti mängisid, et nii palju kui ma ei saa öelda, et me lasime või midagi. Nagu me kõik nõrkused kasutasid ära, võitsid lõpuni ja mõttes maha, kehtilt mängisid. Nagu öeldud, noorteliigalt sai täna Alexela korvpalli meistriliiga hooaeg läbi. Võib-olla sinu hinnang sellele meeskonnale, võib-olla oled ise juba mõnele mehele siin järgmiseks hooajaks pilgu peale pannud? Ma niimoodi mänguliselt ma ei hakkaks midagi ütlema, et ma ei ole nende mänge nii palju näinud, et ma oskaks mingit väga põhja panevat midagi öelda, aga kindlasti siin mõne mängijaga oleme juba rääkinud ja tahaks kindlasti järgmine aasta paari meest oma võistkonda saada. Kas pakud korvpallisõpradele ka mõne nime välja? Küll nimedest on vähe vara rääkida, et eks siin Eesti korvpallis ringleb selliseid tegelisi, kes kindlasti juba teavad neid asju. Siin on palju räägitud, kas see Geenilessi projekt peaks olema, kas nad peaksid siiski piirduma esiliigaga, võib-olla sinu seisukoht selles osas, et kas sa pooldad, et noored mehed siin meestega koos Alexela meistriliigas mängivad? Mina olen küll seda meelt, et las poisid mängivad, et kust nad veel nii häid mänge saavad ja nagu see tänane mängki näitas, et saavad vastu küll, et siin osad on alles ju mingi 10. 11. klass, et arvan järgmine aasta on hoopis teine võistkond.
Ja kolmapäeval siis otsustatakse Tehnikaülikooli spordihoones suure tõenäosusega 4. koha saatus siis põhiturniiril, kui teile tuleb külla Pärnu Sadam. Et kui oluliseks sa ise seda 4. kohta ja eelkõige siis seda koduväljaku eelis selles play-off seerias pead? Ma pigem ei mõtlekski nagu niipidi, et me keskendume nagu ühele mängule, Pärnuga mängule, et kui võidame väga hea, kui kaotame kedagi maha ei lasta, et loomulikult oleks play-offi hea omada koduväljaku eelist, aga ei hakka nii endale kui mängijatele mingid lisapingeid sellepärast peale panema. Ja Joonas Järvelainenist lõpetuseks, täna mees tegi sul küll söönduse kaasa, aga ei mänginud. Kas mõeldes kolmapäevase mängu peale lihtsalt andsid puhkust või mingi kerge vigastus vaevamus? Ma ei tahtnud et Rannula näeb. Rannula ilmselt ei tunne veel seda mängijat nii hästi. Selge, Rait, aitäh sulle edu! Indrek. Indrek, hooaeg läbi Alexela korvpalli meistriliigas, ma arvan, et üsna südikas mängu hooaja lõppu. Jaa, tänase mänguga tuleb rahul olla, et iga hetk siin mingi alla 10 oli vahe, eks ju, ja teisel poolel eriti me saime ikkagi selliseid breike sisse, kus me suutsime nemad surve alla panna ja siis vaikselt hakkasid juba lootma, et järsku saab sinna viigi juurde või õnnestub see üks võit ka kätte saada, aga jaa, positiivse poole peale tuleb tänane mäng kanda. Ja võib-olla siit emotsiooni pealt hooaeg kokku ka 16 mängu, 3 tükki nüüd jäi alla 10 punktise vahe, 3 tükki alla 20, ülejäänud juba suuremad. Kuidas sa võib-olla ise rahul oled, kas oled rahul poistega või oleks võinud ikkagi olla sel hooajal veidi konkurentsivõimelisem? No, ütleme niimoodi, et jätame pigem ikkagi need viimased kevade poole need 10 silma või alla 10 silma mängud nagu meelde ja kindlasti oli ka mänge, kus ei saanud üldse rahul olla, et praegu ei tulegi meelde, kelle vastu see oli, üks selline selge suur saun ja ärakukkumine oli kus me Valgas, kui ma ei eksi. Ja, just, et Valgas jäime selgelt rammi alla aga eesmärgi on täitnud see hooaeg, et me vaatame ikkagi jälle mitte laiasas, mitte võistkondlikult, vaid me vaatame nende mängijate osas, et kellele neid mänge ilmtingimata on vaja ja ma arvan, et need mängijad kindlasti on saanud selle, mida siit see Alexela meistriliigast kogemuste ja just nimelt selle kehalise mängu ja tempo ja kõige selle mõttes neil vaja on, et seda nad on saanud. Ja paljud mehed sul nüüd kevadel taas siit pesast on välja lendamus, et lõpetavad kooli. Kui palju sa ise võib-olla näed suurusjärgus, palju neid mehi võiks olla, kes nüüd siin tööturul, kas siis Eesti liigas või kuskil välismaal võiks endale mängupaiga leida? No hästi raske öelda, et ega see turg on ju tegelikult, turg on mängijaid täis, Eestis selge, et iga mängija on arvel, kui me neid Eesti satse vaatame ja just vaatame selle pilguga, et palju on eestlasi võistkondades, et ma arvan, et neid mängijaid on siin piisavalt, kelle siin väiksemad Eesti klubid võtaks endale kindlasti võistkonda ja paar meest on, ma arvan, sellised, kes võivad pretendeerida sinna kõrgemale ka, aga ära läheb, kui sinna küsimuse alguse juurde tulla tagasi, et ära läheb 5 mängijat kindlasti, kes lõpetavad kooli. Ma arvan, saavutusspordiga sealt üks mängija ei jätka, ma arvan, teised kõik tahavad jätkata. Osadel on juba plaanid selged, osadel on erinevaid võimalusi ja loodame, et siin uued kandidaadid, kes tulevad, tahavad sama innuga peale tulla ja ennast tõestada ja nii see käib meil, et iga aasta uued mängijad, see, kes võimalikult hästi ja võimsalt tõestab ennast, sellel on kõik teed valla.
Siin täna TTÜ rivistuses ka sul 2 endist hoolealust väljakul, Pajumets küll istus pingil, aga Viilup oli ka väljakul, et palju sa võib-olla üldse nendel endistel hoolealustel, kas siis siin Eestis, välismaal, kes on läinud pilku peal hoiad ja nende tegemistega kursis oled? Loomulikult, eks ma ikka vaatan ja otseselt niimoodi igapäevaselt ei jälgi, aga kui on mängud, asjad, vaatan protokollis, kuidas neil läinud on loomulikult, aga see ongi meie asi siit nii-öelda pakkuda nendele võimalust järgnevaks selleks korvpalli mõttes, selleks saavutusspordi mõttes, et neil oleks väljund, ja kui nad saavad veel lisaks siis kuskile kõrgkooli õppima koos mängimisega, see on nagu see on siis sarnane variant, mida nad siit, eks ju, kes 2 aastat, kes 3 aastat, kes 4 aastat on kogenud, nad lähevad juba sellise pagasiga, mis aitab neil seal edasi toimetada, et rutiin on juba sisse kulunud. Ja sinust endast ka, Indrek, vähe, et oled siin, kui ma ei eksi, kas 3 või 4 aastat nüüd toimetanud noorte meestega, et palju sul veel jaksu on, kas oled juba nagu veidi väsinud ja otsid uusi väljakutseid võib-olla siis meestega või on jaksu veel noortega edasi põrutada? Ei no selles suhtes, kui ma tulin Audentedesse juba, ma ütlesin, et ega neid kohti Eestis väga palju ei ole, kus tegelikult ikkagi saavutusspordiga selle sõna nii-öelda, või ütleme siis professionaalsel tasemel võistkondlikult nagu tegutsetakse, et küll on erinevad klubid leidnud erinevaid nišše, aga see, et kus kõik mängijad on professionaalid ja suunanud enda sihid kõik saavutusspordile, tegelikult väga palju ei ole ja selles mõttes on Audentes üks koht, kus noored mehed tulevad, nad tahavad kõik korvpalluriks saada. Et see on positiivne ja eks tõususid mõõnasid on igal ühel ja on paremaid aastaid, on kehvemaid aastad, aga noortega mulle tegeleda meeldib, et enne kui ma Rokis olin, mul oli ka noortesatsiga tegemised all ja mingi hetk siin Audentese kõrvalt oli veel pisemad nooremate grupp ka, nii et see ei ole mulle võõras. Selge, ja lõpetuseks küsin sinult ka veidi esiliiga kohta, olgugi et olen seda juba enne küsinud, seal teil veel mängida jäänud, lähete kokku Paidega, Paide Viking Vindoga, siis eelmise aasta võitjaga, saad Raido Ringmetsaga uuesti kohtuda, et ilmselt vist seal seerias mingit muud eesmärki ei ole, kui sealt liikuda edasi Final Fouri, olgugi et see kindlasti kogenud mängijate vastu saab raske olema seal. See tähendab, et Paide võitis täna Betooni, jah? Okei, et siis näed, nüüd sain vastase teada, et hiljuti kõvad lahingud siin Paidega maha peetud, et üks mäng läks lisaajale, teise mängu kaotasime 3-ga, lisaajal suutsime meie võita, et selle hooaja seis 1-1, et nüüd läheb kõvaks lahinguks muidugi, et soov igal juhul Final Fouri, et ma arvan, see oleks just meie satsile see hea eesmärk hooaja lõpuks, et kuhu püüelda ja mis nii-öelda sa saaksid millegi nimel mängida, et see meistriliiga, ütleme, on ikkagi selline, kus on selgelt panus pandud kogemuste omandamisele, aga esiliigas on selgelt võidu peale mäng. Selge, Indrek, aitäh ja palju edu! Aitäh! Sellega tõmbame siit Audentesest täna ka otsad kokku, mina tänan vaatamast, kuulamast ja kohtume juba järgmistes ülekannetes.